No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 327 teie ees. Laua taga Kris Silvest, tere! Tere! Markus Jürgenson, tere! Tere! Ja mina endiselt Raul Ojasäär. Räägime täna siis Premier League'ast, räägime neljapäevast, presidendi valimistest, aga enne veel seda. Markus, sul on, sa olid väga närviline, sa olid lausa ärritunud, frustreerunud, aga sa ei soostunud meile ei, mitte seda. Ei olnud päris nii, ei saa ikka. Aga sa ei soostunud meile avaldama, miks ja tahtsid meie ausat reaktsiooni eetris saada. Ei no, ikka ju räägid asjad siin ära. No räägi. Kasutan võimalust avata mikrofoni või? Mis siin nädalavahetusel ärritas? Üldse tuli, ma käisin vist poole aasta jooksul 3. korda käisin Two Week Stardi kontserdil. Ma olen vist tunnen, et ma olen väga suur fänn. Aga tähendab, oli seal Kalevi keskstaadionil oli staadioni kontsert. Tehniliselt. Ja päris palju rahvast ja möllu ja siis ma seisan seal, on ju. Noh, lähed ostad seda, pead ikkagi, vett on vaja juua, on ju. Ja siin me teame. Ja seisad seal, on ju, pikad järjekorrad, on ju. No, seisad, lähed sinna rivi lõppu, seisad seal, seisad ära. Võtad 2 vett, on ju. Või viinamarja vesi ja midagi veel. Ja siis ta nagu, kuna ma olen juba 10 minutit seal järjekorras ära seisnud, on ju, siis ta ütleb mulle 29 eurot, palun. Siis ma nagu küsisin üle 500 krooni või? Et 29 eurot. Nii. Ja siis seal sisaldus, vaata vanasti oli see pant oli, on ju. Üks vein ja üks vesi siis 29 eurot. Ei olnud üks vein ja üks teine. Miksitud jook. Vein ja kokteil ühesnaga. Ühesnaga, sa ei läinud 2 vett ostma ikkagi. Ma ei taha siin propageerida seda. Ühesõnaga. Sa ise ei olnud tarninud neid sinna? Jah, ei olnud jah. Siis ma ostaks hea meelega. Aga vaata vanasti oli niimoodi, et see pant oli, on ju. Lihtsalt annab sulle topsiga selle joogi. Sa annad panti euro oli vanasti või paar eurot. Nüüd oli järsku 3 eurot ja sellest 3 ühte enam tagasi ka ei saa. Et mingi käitlustasu. Mingi ringlus või mis iganes. No ühesõnaga 29 eurot. Ja siis ma ütlesin kaaskonnale ka, et see oli viimane ost, nagu kogu raha tahetakse käest ära võtta lihtsalt. Mõistad? No, ma ei tea, ma vaataks võib-olla natuke nende otsa, kes lähevad suurüritusele ostma alkoholi. Võib-olla see on nagu, see ei ole kunagi odav olnud. Jaa, aga 29. No 29. Ei, ma ei kujuta ette, vein võib olla ju väga odav ja võib väga kallis olla, võib olla mingi kallimatsa vein siis. Sina peaks teadma. Oli hea maitse. Ei, ta ei olnud kallimatsa vein. Selles mõttes, et kallis on ka kallis on ka suhteline mõiste. Raha maitsega. No jah, pikk jook. Ei, üle mõistuse. Aga kontsert oli tore. Õhtul ikka, nagu need õhtukontserdid on, läheb pimedaks ja tuled ja viled ja nägin. Läks ikka pimedaks, meil on juuni keskpaik. Ikka läks, jah. Ja nägin Peep Pahvi ka kontserdil ja siis hurjutasin teda. Et ütlesin ikkagi, et nende saade on vaja, avaldasin toetust, et nende saade on vaja eetrisse panna ja põhjus oli selles, et sealt ikka vanakooli meestelt annab seda sõnavara õppida. Ja ütlesingi, et mingid väljendid või mingisugused naljakamad fraasid. Palitud ja triiphooned ja asjad. Rihmuti ja lustivesi ja selliseid asju. Et sealt annab enda sõnavara täiendada päris humoorikate väljenditega. Kusjuures sellega seoses mul on tunne, et ka paljud teised spordisaated on kuidagi nagu mugavustsooni sattunud, et siin on hakatud suvepausi tegema. Kusjuures ma avastasin ka, et kõik need Kossu podcastid läksid, Kalev Kruusi podcast läks suvepausile. Spordireporter läks suvepausile, Vuti kohus, mis seal samamoodi seal Kanal 2 või Postimehe majas on, see on suvepausil. Ma katsusin meenutada, kas eelmine aasta oli samamoodi või? Ei ole, minu arust ei ole kordagi olnud. Spordireporter kindlasti ei ole pausil olnud, see oli kogu aeg mehed nõutaga konkurent. Korvpallisaadetest ma veel saan aru, sellepärast, et suvel ju Eestis ju saalikossu ei mängita ju. Aga me võiks ka siis ju, ma ei tea, talvel jõuluda paiku teha või? Pikk ette pani isegi koroonapausiliga nädal edasi, ei polnud või?
Ma ei mäleta. Minu arust oli, ma mõtlesin, et millest nad räägivad, aga ikka räägid. Ja mul endalgi oli hirm, et kui novembris hooaeg läbi saab, et detsember, jaanuar, veebruar, millest rääkida, nagu alati nagu midagi olnud, jah. Et ei ole, väga harva tuleb sellist ju saadet ette, kus saab alla tunniga hakkama. No jah, et ikka on midagi, mida rääkida, aga jah, ja see ka mõjutab mu elu lisaks sellele, et see minu poolt nimetatud podcast eetrist maas on, siis mina olen ju see, kes see mingi ports neid podcast'e nädalas saab ära kuulata ja siis ma ühildan trenniga need ja kas siis üks mõjutab teist või vastupidi, aga joostes seda podcast'i kuulata, siis on sul mingi siuke eesmärk või siht ees, et näed, kuulan need 4, 5, 6, 7, 8 podcast'i ära, siis tuleb sama palju trenne. Nüüd siis jätad mõned trennid vahele? Kusjuures ma vahele ma mingit pausi ei saa jätta sinna hooaeg hakkavalt pihta, aga paari nädala pärast hakkan käsmult Võsul ujuma, nii et ujudes ei saa podcast'i kuulata hästi või sul on mingisugune tehnika? Ma ei teagi, kuidas ma olen ise selle peale, kus just mõnd, kui sa oled Gregor Sirgid ja ma ei tea, Jefimov, kui sa peadki vedad nagu oma päevast mingisugune mitukümmend % ujulas vees, siis nagu jube igav hakkab, aga samas vanasti ei olnud ju isegi jooksu või ratta ajal võimalust ju midagi kuulata, et võib-olla see on tänapäeva inimese mugavus lihtsalt. Ma ei tea, kuidas need uued kõrvaklapid, kas on veekindlad ja teiseks, vähemalt mina ei ole leidnud moodust, et ma pean joostes telefoni kaasa võtma, et ma ei ole suutnud kella pealt muusikat saada kõrvaklappi niimoodi, et ma jätan telefoni koju, kui keegi teab, kas see on võimalik või ei ole võimalik. Ei, see võimalik on kindlasti, sellepärast et minul on juba ikkagi ju circa 5, 6, 7 aastat tagasi olnud selline kell, kus on selline võimekus näiteks olemas. Mul on kõik ühe tootja asjad nagu kell, telefon ja siis kõrvaklapid, aga mina ei ole leidnud küll moodust, et jätta telefon koju ja kella pealt muusika saada kõrvaklappi. Kui selline variant on, siis saab ujudes ka, saab, kell on veekindel, ujud ja kõrvaklapp. Sellised klappe on vaja, mis... Ei, aga sul on müts peas, ujumismüts on üle kõrvade ja see ujumismüts on päris tihedalt surub ikkagi selle pea kinni. Kas seal veel levi on? Ikka, ma arvan. Ei, ilmselt sellised kõrvaklapid, kus sul on nagu see, ütleme, see fail ise, siis on laadid enne sisse, näiteks ongi sul kõrvaklapis sees olemas. Ma arvan, midagi sükest on kindlasti kuskil olemas. Aga... Ilmselt. Aidake, kui keegi teab. Aidake vana inimest. Bluetooth kõrvaklapid siis meres ujumiseks, Markus Jürgen. Ei, see oli sinu mure ju. Ei, ma lihtsalt küsin. Mul oli lihtsalt, et midagi pole kuulata. Mina ei käi nii palju ujumas. Aga meil siin saate ajal kuulajad kirjutavad, et selliseid asju on küll veel ja isegi pilt on, kus Michael Phelpsil on siuke asi ujulas klapid peas. Tundub, et on töötavad. Pead lihtsalt natukene guugeldama ilmselt. Huvitav, kuidas saate ajal kuulajad kirjutavad, kui me läheme, me ei tee otse saadet, läheme mõned tunnid hiljem, läheme avalikuks. Aga ikkagi inimesed kuulavad, meil on laivis ka kuulajaid. Me saame siia piletid müüa, et kes tahab tulla, ütleme, saate salvestust kuulama, teinekord avaliku salvestuse võime teha kuskil, siis see on täitsa võimalik. Ja meil on täitsa võimalik, et kuulajad kirjutavad. Produktsioonitiimist keegi. Jah, võib-olla küll, ütleme niimoodi. Olgu, sind kooriti palliks ühesnaga. Täiesti. 3. korda poole aasta jooksul Tuugiks starti kontserdil. Kusjuures Premier League hooaja avamisel sa ju ei käinud või? Seal oli ka Tuugiks starti. Oli jah. Ei käinud jah, ma pidin minema, siis oleks 4 olnud. Ma käisin samas kohas, oli üks kontsert siin, ma ei tea, sügisel, siis sattusin ju koju minnes. Sügis on juba rohkem kui pool aastat tagasi. Siis sattusin üks õhtu koju jalutades Amigosse, siis seal oli Tuugiks starti ja siis... Sattusid. Vihkan, kui see juhtub. Esimest korda elus, kui juures käisin. Olgu nii, meil on mängitud ka jalgpalli. Mängiti Premier League'is ära 16. voor. Räägime selle põhilised teemad kiirelt ära, või mis kiirelt, nii palju kui meil aega läheb. Keskne mäng kindlasti Flora Paide. Markus, sa olid ise siin eile stuudios ja vaatasid selle mängu koha pealt. Paide sai 2-1 võidu kirja. Tabeli liider alistatud Vassiljevil Tallinna suurte vastu 2-2. Ja Paidel siis tegelikult ülivajalik võit, sest 12 punkti asemel on vahend 6. On niimoodi? Ja. Nii on jah. Ja nagu ma enne mängu ütlesin välja, siis minu arvamus oli selline, et juhul kui neil poleks Flora vastu positiivne tulemus tulnud, siis oleks ikkagi ma ütlesin seda päris nagu otsekoheselt, et minu arvamuse kohaselt oleksid nad sellisel juhul tiitli heitlusest väljas.
No see ei olnud mingisugune eriti kuum võte või opteik, et 12 punkti on tiitlivõistlusest väljas, no pigem on, eks ju. No poole hooaja peale. Meil on ikkagi üle poole on ju veel ees, on ju. Meil on ju... Nojah, aga sa ei ole ainult Florast 20 punkti maas, saad ka Levadist Kaljust seal ja Transist. Jah, aga noh, olgem ausad, tundus, või noh, see ju mängupilt reetis, et sarnase sõnumiga, kas nüüd nii otse, aga sarnase sõnumiga olid mehed Vladimir Vassiljevi poolt ka väljakule saadetud, sellepärast, et see esimesed 25-30 minutit kuni Flora esimese väravani tegelikult jättis ju, oli üks meeskond väljakul, see pool tund. No, Vassiljev ise ütles, et ta ei survestanud, ta ei saatnud võistkonda selle sõnumiga väljakule. Sa pead täpsustama jällegi, kumb Vassiljev olete. Vladimir Vassiljev siis jah, see on Vassiljevite derbi või? aga ta mainis ka, et tegelikult kõik ju saavad aru, mis see tabeliseis on ja iga mängija ju võivad rääkida küll, et oi, me ei vaata tabelisse, aga lihtne matemaatika ütleb, kui sa kaotad selle, siis 12 punkti ja see on suur vahe. No vaata, see ongi tegelikult ju, kokku said ju mitte nüüd kogenud ja kogenematu treener, on ju. Et me jätame siin mängija karjäärid kõrvale, aga Vassiljevaid võrreldes, kõrvutades, siis Vladimir Vassiljev on ju, ma ei tea, mitu aastat siis juba tänaseks päevaks sellest treenerite skeenest toimetanud, ma ei tea, 10 äkki või? Suursärk vist, umbes niimoodi. Et selle ajaga on tal kogunenud ka teatud kogemus, ta on olnud sellises olukorras, et kuidas siis seda informatsiooni mängijateni viia, mil moel, milliste võtetega, mis hetkel mida öelda. Ja vahetult enne mängu ka Flora peatreeneriga vesteldes arutlesime selle, et tegelikult Konstantin Vassiljevile on ju iga selline olukord on uus, ehk siis ta jälle avastab selle aasta jooksul loodetavasti neid uusi olukordi ja neid lahendusi, et ütleme kohe aasta alguses ju oli tal viike kaotus, on ju, et siis on vaja leida lahendus, mingi asi, mingid mõtteid saab realiseerida, et kuidas siit välja tulla. Nüüd on tal see periood, kus oli nagu edukam periood, et kuidas sellisel hetkel, kuidas teha, kuidas meeskond reageerib ja siis me nagu rääkisime, et huvitav, et ei tahaks, aga mingil hetkel ju peab ka õppima seda, et kui tuleb see kehvem periood, et ma ei tea, 4 mängu järjest kaotad, et kuidas siis see sisekõne treenerina on ja millised need sõnumid meeskonnale see on, et Konstantin Vassiljevil kõik need sammud on veel ees, Vova Vassiljevil on need ju tegelikult läbi käidud. No Paide tegelikult ei olnud ju eriti lihtsas seisus enne seda mängu, Gerdo Juhkam esimest korda 9 kuu jooksul põhikoosseisus Premier Liigas Baranov ja Salistelits mängu keelu all, eks ju, ja Lillander pidi ka seal valel positsioonil mängima, aga saadi hakkama, et teises äärekaitses ka ju see Gei ei ole ju loomupäralt äärekaitse. Pigem on ülevalpool mänginud, eks ju, jah. Et seal kaitseliin oli ikka päris selline kokku klopsitud või selline eksperimentaalne mõnes mõttes. No ja, aga said ju mõlemad, ütleme, Lillander vasakul, see ei ole mingisugune eriline või see oli kõige väiksem nii-öelda küsimärk. Lillanderi oleks võinud panna ju keskkaitsesse ka, kui oleks olnud vajadust. Jah, on olnud, aga ju Juhkam ju väga viisakas mängija. Värava sööt, võit ja ta on sellises olukorras tegelikult ta oli täpselt õige natuur, kes olude sunnil siis väljakule panna, et ta on selline võitleja, ta on hästi füüsiline, ta ei karda haiget saada ja sükest asja oli neil seal alguses vaja, et kehtestada selles mängus. Ja tegelikult ju, kui ta olude sunnil välja vahetati, tema asemele tuli Indrek Ojamaa, siis samamoodi seda võitluslikkust ja seda kehtestamist näitas selle poole tunni jooksul. Indrek Ojamaa oli kus ta karjas selle kõivu peale, imelik, et Kõiv seal mingit nooti ei saatnud pea kohta. Abikohtunik Silver Kõiv. Jah, Silver Kõiv. Tundub, et noorem Ojamaa on vanemalt Ojamaalt ka midagi nagu omaks võtnud. Päris jõuliselt seal ikkagi hüüdis, aga jah, tema tuli ka tublilt sisse, miks ta peksis neid palle minema ja ka paneb keha ja mõirgab seal, et olid, sellised natuuri oli selles mängus ka vaja, nii alguses, et anda märku, ütleme, kui Paide poolt vaatame, Florale anda märku, et me oleme siin, et võtta. Ja siis lõpus hambad ristis, tegelikult terve teine poolega, et ära hoida, siis jälle vastupidi oli vaja selliseid natuuri, et mõnes mõttes need kaardid mängisid ennast ise vist päris hästi kätte.
Martin Miller lõi värava seal Flora fännisektori ees, tegi klassikalise inglise keeles non-celebration ehk siis nagu ei tähistanud väga demonstratiivselt. Aga Premier Liiga ütleme... Aga see just Robbie Saarma tähistas, näitas sõrme või ta näitas kuss või? Minu arust, jah. Jäi nagu silma. Mõlemad löödi sinna... Tema tähistas päris mõnuga. Mõlemad löödi ju sinnapoole väravasse, kus Flora fännisektor on. No, Saarma lõis penalti sisse, mille Daniel Luts tegelikult teenis, kes ju tegi väga, väga hea esituse seal paremal äärel. Jah, et see, kui temaga on ka jälle nii, et mida vähem ta peab kaitses jooksma ja mida rohkem ta peab nii-öelda oma väljaku poole peal olema, seda võib-olla mitte nähtavam ta on, aga kuna see mäng oli selline, et Paide pressing selle esimese pooltunni jooksul nii hästi toimis, nad võitsid hästi palju palle kiirelt tagasi, sai Luts olla seal vastase väljaku poole peal ja see on tema tugevus, 1-1 ründemäng, ta on siuke päris kiire, Tovtsik on ka kiire, aga Luts on kiire, natukene, endiselt on tal vaja natukene rohkem liha luudele, et füüsiliselt nii-öelda tavaliselt lihtsalt õlga rohkem panna ja püsida nagu korpuses tugevam, et teda ei oleks nii lihtne palli pealt ära lükata, aga ta läheb paremale, läheb vasakule, on kiire ja löögiga kaval ja tegi ka okei mängu ja valisime ju seal ka mängu parimaks. Mulle tundus, et see oli tegelikult Paide teadlik taktika ka, et just seda Tovstiku äärt rünnata ja kui siuke, ma ei tea, esimesest poolest äkki pool umbes sai Tovstik päris hästi hakkama, aga siis kuidagi hakkasid mida aega edasi hakkasid need duellid rohkem kukkuma Lutsu poole. Palju palle tuli sinna, on ju. Sai hakkama, aga oli näha. Tovstikul oli päris omajagu tegelikult mängupausis ju, ta ju mitu vooru jättis vahele, koondisega ka ju kuskil ei olnud kaasas minust noortekoondises ja nüüd pidi uuesti mängima. Ma ei tea, kas see võis ka natukene seal mõjutada võib-olla. No eks kindlasti, aga noor mängija, et tegelikult see on huvitav asi nagu, et ütleme äärekaitsja, võtad nüüd Flora Paide esimese poole näiteks, siis Paide pink on siis see vasakpoolne nii-öelda, kui see näiteks kaamera positsioonist, siis vasakul on siis külalismeeskond ja alati paremal on Flora, ehk siis esimene pool, aga Tovtsik mängib seal, või see äärekaitse mängis siis otse mängid oma peatreeneri nagu nina all. Et endalgi selliseid kogemusi oli olnud, et oled seal, tuleb esimene eksimus mängus, tuleb teine, aga siis kuidagi see hakkab rõhuma, sest sa mängid seal otse bossi nina all ja tunned pilku kogu aeg. Tunned pilku ja sa oled füüsiliselt talle lähedal ja ta näeb iga sinu eksimust, näeb nagu hästi lähedalt, palju paremini kui teises ääres juhtuvaid asju. Ja see ei ole nagu mingites mängudes, see ei ole kõige mugavam olukord tegelikult. Ja seal oli näha ka, kuidas Tovtsik seal, tegelikult oleks seal mingid pikad pallid üle jala ja siis seal peatreener Konstantin Vassiljev siis ka juba laiutas käsi ja hakkab sulle mingid juhtnööre andma ja siis ei tule välja ja siis see nagu kuhjub ja vahest ei ole kõige mugavam koht, kus olla. Paide väravas, endiselt Prima Tšartšu asemel Marko Meerits, Kris, uurisid ka pärast Vassiljevi käest. See põhjendus ei olnud eriti veenev või kuidas sulle tundus? See põhjendus oli vist umbes, et Tšartšu oli koondise juures ja siis me Markoga tegime siin mingeid asju trennis ja siis kui ta tuli tagasi, siis Marko oli neid asju hästi teinud ja siis lasime tal edasi olla. No pärast esimest mängu see on mingi kolmas mäng järjest, kui Tšartšu Vassiljevil oligi nüüd kolmas mäng Paide peatreenerina. Et ma saan aru, et alguses mingisugused natuke tervislikud probleemid olid, aga nüüd ta käis koondise juures, et ta peaks nagu täiesti terve olema. Koondisest mängis põhis, jah? Jah, aga eks ole näha. Hetkeseisul tundub küll, et on langenud Meeritsa järel teiseks valikuks. On seal siis need mängulised põhjused või midagi muud, aga Tšartšu on juba, mis ta on? Päris kaua on Eestis olnud. Kolmas või isegi esimene aasta oli ju põhimõtteliselt oli Aksalu nii-öelda õpipoiss, vist oli niimoodi. Ta istus ju pingil ja siis hakkas mingi hetk mängima. Ühesõnaga välismaalasest varuv väravvahti ma nüüd ei näe küll väga mõtet, et Eesti tippklubidel võiks olla. Julgeks arvata, et kui mitte nüüd seal suvises aknas, aga siis hiljemalt pärast hooaja lõppu, ma arvan, et
kui see peaks nii jätkuma, et Meerits on esiväravaht, siis ma arvan, et Jajul on minek ka. No ma arvan, et ta ise ka, olemata nüüd temaga endaga suhelnud, aga nagu loogiline tunduks, et ta ise ka tahab nagu selle sammu lõpuks edasi teha, et nagu Stoikovitšilt mingi hetk oled liiga kaua lihtsalt Eestis olnud siin, et ta on ju koondisest põhis ja tegelikult Paidest ju ka hästi mänginud, et ta selgelt teinud ju tohutu arengu võrreldes sellega, kui ta siia tuli, et ma arvan, et siin on sammu edasi tegemise kohta nagu selgelt praegu olemas. Ei tea, kui lihtne või raske on nagu väravahti müüa, et nagu loogiliselt mõeldes siis neid positsioone on ju maailmas kõvasti vähem kui jalgpalluri. Kui me vaatab juba Flora pealt, siis ega tõesti ei ole lihtne ilmselt ju, siin ju ka talvel ju, Grünwald ju pidi olema minekul, aga nad ikka ju on siin ju Grünwald, Kivila ja see Lapa on, eks ju, kõik endiselt olemas. Et kui niimoodi mõelda, siis tegelikult väravahi koht on nagu üks koht Premier League'is, mida nagu kõige lihtsam justkui kvaliteetse Eesti mängijaga täita mingis mõttes, et sul neid nagu häid väravahte tegelikult nagu jagub ju küll, me oleme siin näinud Karl-Romet Nõmm mängis ju esiliigas siin mingi hooaja ja need tegelikult kvaliteetseid mehi justkui on, et selles suhtes tunduks nagu naljakas, et miks võtta nii-öelda välismaa väravaht, kui sul tegelikult Eestis on neid võtta küll, et kasutada nii-öelda üks välismaalase koht veel platsil ära ja nii edasi. Noh, eks saab näha, aga Meerits, ütleme jälle selles Flora Paide mängus paistis silma oma löök, oma nende eriti jalamänguga, et ta on niisugune mitte pavistaja tüüpi, et tuli ka mingeid eksimusi seal sisse, et läks liiga edevaks, hakkas seal neid šoti madalaid juba peaaegu panema, aga endiselt on tal see jalaga mäng nagu, see on hea asi, mida Arsenalis omada, selline 2 sammu pealt, ma ei tea, 70 meetrit pikka lasta, et sellega saab alati väga palju olukordasid ära lahendada. Ma alati tahtnud nagu juba nagu noorest peale, kui ta hakkas nagu silma paistma nendega, et põhimõtteliselt mina mäletan, kui aasta oli umbes 2010, kui Meerits nagu hakkas seal pead tõstma, siis ma ütlesin, et ma ei tea, 5-6 aasta pärast on olukord, kus võtan Eesti koondise põhiväravat, Eesti koondisel on iga väravalöök on standard olukord, et piirajad ja asjad ette kasti ja Meerits riputab palli sinna. Jaa, aga Meerits ka märkamatult, mis ta on 30... No 92 sündinud, 33, kui ta olen sünnipäev ära olnud juba. Aga jah, jõudnud ka ju, Nõmme Kalju, Nõmme United, Flora Rakveres oli, kus ta siin Eestis läbi on käinud. Aga see kui Meerits oli ka mingi hetk Kripakil ja nagu just kui Rakvere Tarvas siis oli ainus, kes ta vastu, et see ka näitas, et tegelikult meil on ju väravahte nagu kvaliteetseid väravahte Eestis tegelikult on alati nagu leidnud. Ja nüüd on Vladimir Vassiljevi käel on 3 mängu olnud. Ma olen näinud neist 2 ehk seda eilset Flora vastu ja esimest Kalju vastu ja nendes 2 ju Meerits on nüüd mingisugust tõrjetööd väga ei ole pidanud tegema. Ma seda mängu ei näinud, kui nad Transile kaotasid. Seal oleks olnud vaja võib-olla paberi peale. Jah, seda küll, aga millele ma tahtsin viidata, et Paide on kaitses ka enam-vähem oma asjad päris hästi korda saanud ja see Flora vastu ka, see teine poole küll pigem oli nagu kannatamine kaitses, aga kui Floral ju ei tekkinud mingit väga head varianti. See pressing on niivõrd palju agressiivsemaks tegelikult läinud ja ainuke noot, mis pärast mängu ka sealt Paide meeskonna enda seest tuli, oli see, et ka nende arvates hetkel nad ei suuda nad tahaksid sellise intensiivsusega mängu ikkagi kauem saada, mitte ainult see 30 minutit või 40 või esimene poolaeg. Et tegelikult ju Vladimir Vassiljev sellele viitas ka, et teise poolega ta rahule ei jää ja kas parandage mind, kui ma eksin, aga minu arust ta ise ka mainis, et nad peavad füüsilise poolega peavad sellele tähelepanu pöörama või hakkama pöörama, et teisel poolel vähekenegi kõrgem intensiivsusega suuta mängida. Ja ma saan aru, et nüüd on praegu küll see tihe graafik, aga enne euromänge tuleb nagu veidi lihtsam periood ja siis Vassiljev andis mõista, Vova Vassiljev siis, et just sellel perioodil tahetakse just see konditsioon viia just euromängudeks selliseks, et Euroopas ka hakkama saaks, et see, mida eile näidati teisel poolel, ta ütles, et et sellise füüsilise võimekusega nagu Euroopas on väga-väga raske. Tuletan meelde sellega seoses, et Euroopa loos juba homme siis esimene ring loositakse ära. Et kõik saavad teada homme, jah? Jah, nii Meistrite liigas kui Konverentsi liigas siis esimese ringi vastased. Mis kell see on? Loos vist Meistrite liigas äkki oli kell 4 ja Konverentsi liigas kell 6. Meie Tähtsa koha peale minna või?
jõuab küll veel idee poolest. Šveitsi. Te peate kinni maksma nüüd, ma ju jätsin kõik sinna Kalevi staadion. Kui sa 30 euroga saad sinna koha peale minna, siis meil on see oli see budžet, mis sul oli selle reisi jaoks. Meil on oma mees ju seal olemas. Sealt. On. Räägime teisest suurest mängust ka, mis tegelikult eile õhtul oli, ehk siis Kalju Trans, 2 täpselt samal pulgal olnud võistkonda omavahel vastamisi Hiiu staadionil. Kaljule 2-0 võit, väga väärt võit. Nende hea hoog on just kui taastumas pärast seda väikest, mis oligi, kaatus Paidele lihtsalt pärast seda pikka võiduseeriat, eks ju. karikapohmell. Jah, karikapohmell on ju, loeme selle arveks. No seal oli nagu selge pohmell, jah. Ei no seal oli konkreetselt see füüsiline väsimus lihtsalt juba. Silmnähtavalt karjus nagu näkku. Aga me räägime praegu siin Transi mängust 2-0 ja tükk aega ei tulnud seda avaväravat, aga lõpuks siis ikkagi, kui rääksime väravahtidest siin, siis Matrossovilt ikkagi selge valarastus seal välja tulla selle Romisi värava puhul ja siit siis, ma ei tea, kas lõi mööda või tõstis üle selle palli, kuidas engasse läks, aga lõi suhteliselt kaugelt selle palli tühja. Ma ei näinud seda mängu, vaatasin tippetki, kas need Pavlovi tõrjed, kas need oli 0-0-il või oli juba siis Kalju juhtimas? See oli vist... Pavlov tegi 2-3 väga head tõrjet teisel poole ajal. Mingid olid vist ikkagi enne juba 0-0 pealt. Et need tõrjed võisid olla vabalt ka sellised pöördehetked selles mängus, kui need 0-0 peal olid. Ja isegi 1-0 pealt tegelikult, eks ju. Aga ma ei tea, on meil kellelgi midagi selle mängu kohta veel tarka öelda? Ma kuulasin, ei vaadanud, ehk siis sest ma sõitsin autoga ja siis tundus, et esimene poolega oli võrdsete lahing, aga tahaks tuua selle Romi Sihi ikkagi mängu, et 18 ainult. Ta on päris noor, ja mitmes hooaeg tal läheb? No teine hooaeg läheb niimoodi, kus ta on selge põhimees ja nagu kannab. Ja kuidagi üli vajalikuks ja tegelikult ka silmapaistvaks ja ka statistiliselt vajalikuks 4+3 vist on meheks järsku muutunud ja mulle meenub, kui Nõmme Kalju president Kuno Tehva, kas juba paar aastat tagasi või kuna ta esimese samme seal esindusmeeskonnas tegema hakkas, kiitis teda ikkagi taevani, et kas ta ei nimetanud mitte viimaste aastate suurimaks Nõmme Kalju, ta on nende kasvand ikka. Jah, see on järgmine nagu Alex Mattis Tamm. Nende talendiks, positsioon on muidugi erinev, aga ja ta ise vist ütles, et kas tema oli see, kes Toomas Müllerile viitas või oli see keegi teine? Oli küll, jah. Okei, aga jah, et tõesti 18-aastase mängumehe kohta on nagu silmnähtavalt arenenud ja loodan, et siit on nagu Eesti koondisele ka midagi äkki tulemas, kui mehel hoogu jätkub. Ja ta juba on ju U21 koondises ja seal on ka juba selline silmapaistev. Seal oli ka värava ju. Kas eelmine hakkenne? See oli kas U19, kus ta selle Rootsi vastu oli ilusa värava? Zlatanliku värava. Jah. See oli eelmine aeg või? See oli just, jah. Mees paugutab nii palju, et ei meeldegi. Ei, aga kiitus, et tuleb kiita, kui mees selliseid esitusi teeb. Ja ta on selles mõttes hea universaal ka, et ta on küll oma loomult keskvälja mängija, aga tihtipeale just nendes suurtemates, tugevamates mängudes ta suudab vajadusel, Kalju tihtipeale kaitsefaasis langeb siis viiemeheliseks liiniks taga ja siis ta sealt keskväljalt nagu liigub ja suudab toetada nii kaitset kui rünnakut. Vot nii. Aga Kaljule selles mõttes ülioluline võit, mis neil on nüüd endiselt see seeria on päris vägev, kui see karikapohmelli kaotus välja arvata. Mäng on nii palju neid võite on. Umbes 10-9 äkki viimased või? Meil mingi vahel 9 võitu. Viimast Premier League mängust 5-0 mängu näiteks, mis on juba omaette nagu kõva näitaja. Arvast seda, kui keeruline neil hooaja algus neid 0 mänge oli seal ritta saada. Kuule, kuna ma ei vaadanud, nagu ma ütlesin, ma kuulasin, siis kas korra pilgu viskasin ekraanilis, Nikita Andreev oli jälle katusel või see? See oli see kuju. See oli see kuju. Ma korra vaatasin, siis ma mõtlesin, mis asi see on. Hakkas meeldima. See oli kuju on pandud sinna. Ei, ta pandi ju selle sama Paide mängu ajal, eks ju, kus seal Promissid ja Tammet kohal olid, sel ajal ju pandi see kuju sinna. Õige. Okei, siis ma just selle hetkel vaatasin ja mõtlesin, et jälle on katusel. Et mis siis? Ju siis näitas kuju. Ära muuda võitvat koosseisu. Jah.
Jah, et Flora 35, Levadia 35 ja Kalju 34, nii et palju nagu põnevamaks ei saa ja edasi, kuidas on? 35, 35, 34? Sellel Transilil on 31 ja Paidel on nüüd ju 29. Eks 7 punkti sees on meil kogu esiviisik. 6. 7. 35, 34, 33. Okei, kui sa nii võtad, jah. Nii, räägime siis Levadiast ka natukene, kes ka selle nõelus vahe kinni Floraga, ütleme niimoodi, 2-1 võitsis võõrsil Kuressaare üle. Tuli raskelt, aga tuli, mis on ilmselt pealkiri Levadia sellele 2-1 võidule, ehk siis ja üldse selle hooaja nendel mängudel üheväravalise võite on päris palju. 8 tükki isegi või? Midagi sellist on. 2 või 3 tükki on tulnud kindlalt, see Kalevi vastu... Esimene voor oli Harju vastu. Harju vastu 5-0, siis tuli Kalevi vastu 9-0 ja üks kuskil veel mingi lihtsam, nii-öelda näiliselt lihtsam tulemus. Et Levadia nagu see üheväravalised võidud ja 1-0 võidud, me teame ju, on see meistrite, see kuidas meistriks tullakse tavaliselt, või öeldakse niimoodi vähemalt. Aga kas mitte kuu aega, vaid natuke vähem kui kuu aega, ikkagi mõned nädalad enne euromänge, mis see Levadia seis siis ikkagi on? Me oleme sellest rääkinud juba iga saade siin. Kaua sa jaksad? Kõigepealt räägime selle ära, et tundub, et Oliver Ani ikkagi kuulab meid ja jäi ka patsust ilma, kes seekord välja tuli? Roosnup ikka. Roosnup, jah. Ja siis Ani ikkagi tegi ise endale patsu ära. Aga jäi ilusti jälle kaamerasse. Aga ei, küll nad euromängudeks mobiliseerivad ennast. Ja ma ei tea, sa ikka viitsid iga nädal nüüd samu küsimusi küsida, nagu, kas... Aga see on aktuaalne teema tegelikult endiselt, said võidu kätte, aga kuidagi mingisugust sellist voolavust kindlust, mis hooaja algus tegelikult tundus ju, et on, ja selle Joao Pedro on täitsa nagu kuskile ära kadunud, on ju, ja Toon vigane, seal Musaba ja Kiiri natukene veel teevad asju, aga tegelikult selline ründesära on ju täiesti ära kadunud Levadias. Või vaidled vastu? Ei oska niimoodi öelda. Eelmise aastaga võrreldes kindlasti on see nagu ära kadunud. Aga see eelmine aasta oli lihtsalt Levadia poolt nii hea ka. Kas Kurro Torresel on sama mure nagu Pep Guardiolal või? Et nagu Pep Guardiola ütles, et kui te seda koosseisu väiksemaks ei tee või mis ta ütles, et siis ma lähen ise minema. Mänge tuleb juurde, aga ta tahab väiksemat koosseisu. Oli ju siuke asi, Pep Guardiola ju mainis seda. Talle on alati meeldinud mängida tegelikult väga väikese koosseisuga. Ja ka Kurro Torres ju eelmine aasta tegelikult ju sisuliselt ta pani terve hooaja nagu 11-ga, seal 3-4 venda, keda kasutas. Aga nüüd nagu see aeg on ta, silmnähtavalt on ta rohkem vahetanud, nagu ikka märgatavalt rohkem. Ma ei tea, kas numbrid siin taga ka sama keelt räägivad või on see lihtsalt mingi tunnetuslik asi. Aga eks see nagu on ka märk sellest, et ta nagu otsib mingeid asju ja üritab leida mingeid lahendusi nii positsioonide põhiselt kui ka koosseisu põhiselt, et ei tea, et seal võib väga järsku see klõks käia, et nüüd leiab mingi toimiv asja ja siis hakkavad kündma. Kaitses siis seekord jäi pingile Lepistu, eks ju, Peetson on vigane, teame, mängisid Iboro ja Tammik. Tammikult seal ikkagi mõni selline väike eksimus ka, et ei olnud selline laitmatu esitus. Ma ei tea, mis see põhipaar neil hetkel nagu võiks olla. Lepistu pingile jätmine mingis mõttes oli ootamatu, kui nad on nagu sellest 3 nii-öelda keskkaitsest, kes seal mängivad, tulete meelde, Ken Kallasteni ka ju olemas seal, kes on ju keskkaitse olnud siin mitu aastat juba tegelikult, kes nagu saab ainult nuusutada seda väljakut kaugelt praegu, on ju. Suhteliselt lähedalt tegelikult. Kui ta vahepeal oli siin, ütleme, võistkonna esindajana protokollis, siis nüüd oli ikkagi vahetusmängijana. Nüüd oli tervisega mures siin vahepeal, aga ma arvan, et Peetson, kui Peetson on terve, siis on Peetson, nad tõid selle Iboro on ju Iboro võiks nagu olla tulevikuprojekt, kui ma hooaja algus rääkisin Levadia inimestega, sest nad rääkisid temast kui nagu ikkagi sellisest projektist. Ja siis ongi kas Tammik või Lepistu. Kusjuures see Kurro Torrese käekiri on ka selline, et minu arust ta nädala jooksul, ütleme, kui on nädalane tsükkel, siis nädalas sisestes treenides ei ole võimalik väga selgelt aru saada, et kes nüüd laupäeval, kui mäng on laupäeval, kes laupäeval alustab. Et tema sisuliselt sellel mängueelsel koosolekul
avaldab selle koosseisu, ehk siis kõik need 20 venda peavad nagu valmis olema, et nad võivad mängida ja peavad ka valmis olema selleks, et nad ei mängi ja nad saavadki nagu mängueelsel koosolekul minu teada selle info kätte. Okei, seal on mingid vennad, kes seal on väga kandvas rollis seal, ütleme Ainsalud ja kui Peets on terve ja nii edasi. Aga ülejäänud kõik nad saavadki mängueelsel koosolekul teada. Et see on ka selline erinevad võtted, mida treenerid kasutavad, et osadel treeneritel on väga selge, saad juba teisipäeval, kui suur mäng on, laupäeval mäng, et siis pannakse see üks koosseis paika ja siis teada, et maksimum üks vahetus seal koosseisus tuleb, aga et selle koosseisuga läheme peale. Aga ütleme, kui selle nagu mängu tõid, kas teisipäeval siis öeldakse välja see, pannakse lihtsalt see, kui nagu mingi, ma tea, 11 taktikaline suur mäng, kus siis pannakse see põhikoosseis, mingid vahet seal tehakse, aga seal pahatihti annab välja lugeda, et enam-vähem sul on 11 venda, sealt ütleme 2 muudatust võib tulla, et loomulikult seal nädala sees, kui keegi nagu väga lati alt läbi läheb, siis tuleb muudatus, aga üldjuhul jah, ütleme minu karjääri viimased aastad oli niimoodi, et sai nagu nädala alguses juba teada, et see koos siis mängib, et seal suurt midagi juhtu. Muidugi tuleb vigastusi siis ja neid asju, aga Kurotore seal on jah, aga seal kindlasti on seal mõlemale poole plusse miinuseid, et aga Kurotore seal on selline käekiri, ma ei tea, kui sinna püüda nagu mõelda, siis kõik vennad peavad nagu maksimaalselt valmis olema selleks, et aga sa ei lähe mängule teadmised sealt kindlasti. Et ma olen nagu nii pingil, et et ma võtan vähe lõdvamalt. Võib-olla mingit aktivatsiooni ei viitsi teha. Sellised lihtsad asjad, et seal peab olema, tähendab, seal ongi mõlemale poole plusse miinuseid, nagu ütlesin. Aga see mängust endast rääkides Kure lõi seal ju avavärava, mis justkui tundus, et loeb, aga siis Varriga tühistati tegelikult õiglaselt, eks ju, seal tehti nagu suluseisus olev mängija tegi katte Tanel Tammikule, kes oleks pidanud minema siis Kivile vist oli, kes lõi selle värava Kivile peale. Ja Valner tegi seal avapoole lõpus super topelttõrje ka veel, mis hoidis nagu Levadiat seal nulli peal ja siis poole lõpus saadi hoopis ise kätte. Ja seal Nõmm tegi ka ja kas Brunn jäi seal veel joone peal seljaga ette, et seal see poole lõpule kiskus põnevaks. Aga nagu Levadia ikka, oli see esimene kohtumine ka Kuressaarega Sportlandil, kui nad said üle minutitel selle võidu kätte. 0-1 olid taga ju pikalt ja siis lõpus lõid. Kas ei olnud pikalt, vaid kas Kure ise võib-olla tõesti oli. Kure ise ei löönud. Kuressaare juhtis. Kuressaare oli esimeses mängus lõi esimesel poole ja Levadia sai lõpus 2 tükki. Aga jällegi seekord ei olnud, aga too mäng oli selline klassikaline selle hooaja Kure, et sa teed kõik ära justkui ja siis lõpuga annad ära. Aga selline ikkagi Kure, kes langes ju tegelikult tabelis 9. Nagu vaatad seda mängu ja ei suuda nagu uskuda, et see on 9. koha tiim meil liigas ju. Tegelikult, kes mängib nii hästi, et Levadia pannakse ikkagi värisema. Tammeka läks oma võiduga mööda neist, jah? Et seal need on suht samal pulgal, Kuressaare, Tammeka... See on otses mõttes, jah, Kuressaare 13, Tammeka 13, Harju 14 punktid. Eks nad selle... praeguse seisuga, me räägime tänases hetkes, tundub, et Kalev on see, kellel õnnestub siis viimaseks jääda. Õnnestub. Praeguse seisuga ma räägin. See vahe on juba 6 punkti peale kärisenud. Jah, ja siis selle üleminekutele mineva meeskonna selgitavad sinu poolt nimetatud 3. Palju kus see Pärnu on seal? Pärnu 21 peale, 7 punktiga Harjust ees ja 8 punktiga Tammekast. Jõuliselt, jah. Pärnust rääkides, nemad ju said siin 3-0 võidu võõrsil Kalevile kätte, mis ka võib-olla mängu ennast ei näinud, ma vaatasin selle tipphetkede videot ja sealt selle tipphetkede video pealt tõesti mingi hetk tundus, et see 3-0 oli ikkagi väga selline petlik skoor võib-olla, et Kalev seal oli ju kas 2 korda ragistas seal posti ja lotti ja selle Nõmm tegi ka päris häid asju vahepeal vapruse väravas. Esimene pooleks võin julgelt jääda 3-3. Et tegelikult oli seal ju kohe mingi 3. minutil Palbergile pandi palli jala peale kaitselt ja lõi seal 1-0 ära ja tundus, et vaprus võib nagu minna kuskile oma teedega tegelikult, Kalev ohustas seal päris kõvasti. Teine poolega oli täielikult Pärnu kontrolli all, et see esimene poolega oli põnev ja mõnes mõttes kahju ka nüüd sellest Kalevist, et neil ei õnnestu endal kuidagi väravaid lüüa, selja taha tuleb nii palju, kas nüüd
viimase 7 mänguga oli 24 endal lastud, ise löödud 3. Päris karm statistika. Aga lihtsalt seal Kadriorus esimene poole Kalevi poolt nagu mängu oli, et see on nagu väga-väga positiivne, et kui nad suudavad, selle teise poole suures plaanis ära unustada, aga see esimene poole, kui nad saaks selle sama asjaga nüüd edasi minna, siis see olukord võib-olla nii nukker ei ole. Neil on ka vigastustega praegu päris korralikud mured, et võib-olla need mängijad, võib-olla kui Ats Purje välja, et see ei ole nii säravad nimed kõik, eks ju. Aga põhimõtteliselt kõik võiksid algkoosseisus olla. Kalevil on tegelikult, kui sa mõtled, tegelikult väga ühtlane koosseis ka, kus sul ongi sul võib-olla 20 mängijat, kes sul on liialdusega enam-vähem võrdväärsed, et kus sul ei ole nagu nii selgelt seda esimest 11, aga ikkagi need väravad, mis endale lasti Pärnu vastu, ikkagi see sama probleem, mis siin on terve selle poole jooksul olnud, ikkagi suuresti ise hiitatakse need lihtsad eksimused. No ja väga lihtsad ja väga karmid ja sellised, mis kohe karistatakse ära, võtame kas või selle karika poolfinaali, kus seal löövad lausa ise endale, et need eksimused, mis neil kipuvad tulema, siis need on nagu kohe nii suured, et ja tihtipeale jäädakse taha. Ja tihtipeale mängu varajases faasis, et pannakse kohe ennast kaotusseisu. Jah, nii on. Aga tõsi, kui Vaprust ka kiita, siis 21 punkti selgelt rebinud ennast sellest tagumisest nelikust lahti ja sama lähedal ollakse Paidele, kui ollakse Tammekale Kuressaare. Kus siin, kes see Sokkanetis vist oli, et praeguse seisuga, või enne siis Flora mängu siis, et kus see kirjutas, või see Delfis, et Paide peab nüüd vaatama natuke korra tahapoole ka, et Pärnu tuleb suure mühinega. Aga mis ütles, palju vaja on Pärnu ja Paide? Pärnuga on 8 punkti ja oli ka enne seda vooru 8 punkti, kui nad võitsid. Ja Pärnul on 8 punkti vahes ka Tammeka Kurega. Pärnu hakkab sattuma kellegi maale. Jah, sinna, ütleme, kui muidu oli, mingil hetkel oli siin meil väga selge esimene viisik ja tagumine viisik, siis nüüd on Pärnu sealt tagumisest nelikust natuke lahti rebinud. Pärnu saab selles mõttes ennast päris mugavalt tunda, mõtlen just liigasse püsimajäämise nimel, et see vahe on juba suur, võib neid ärakukkumisi toimuda ja nad võivad nagu, keegi võib järele jõuda, aga ikkagi, et üleminekumängudele peaks langema, siis peavad ju 2 võistkonda mööda minema. 3. Jah, nad on praegu 6. kohal. 6. jah, ja siis 3 võistkonda peavad mööda minema, et see on selles mõttes päris hea buffer. No, Prins ja Paatu peavad praegu ilmataati tänama, et kehva suvi on meil kehva juuni on olnud. Muidu seal Pärnu linn läheb kihama ja inimestel on liiga palju teha. Praegu on ilm kehva ja jalgpallurid saavad rahalikult mõtlesin tükk aega, kuhu sa suundad selle jutuga? No mõtle, kui Pärnust tuleb plus 30, siis kõik on rannas ja mõni inimene tilgub sinna rannastaadionile ka siis. Pealtvaatajate mõistes. Ei, mõtlengi, et siis mängima. Mõni jalgpallur tilgub mängima või? Ei, kui sul 15 000 inimest on rannas, siis mõni tuleb vaatab selle mängu ka. Sa mõtled niipidi? Ei, ma mõtlen just nagu jalgpalluri vaatevinklist, et ilmad on kehvad, ei viitsi trennis käia. Et kehva ilmaga ollakse toas ja tehakse trenni. Kui ilm ilusaks läheb, siis lähed sinna, ma ei tea, mis need Pärnu kohad on. Kuhu? Plaasile. Plaasile. Ma ütlesin randa lihtsalt, aga sa mõtled mingisugust lokaalele osa. Ai, pläs. Mis see sõna on? Pläsile. Aga Igor Prinsina saaks praegu päris hea olla. Tal on selline luksus jätta Kevin Kauber terveks mänguks pingile. Sest sul on ees Martin Krispalberg, kes on lisame juurde koondise aknale eelnenud mängu ja nüüd selle Kalevi mängu on 4 mänguga löönud 5 väravat. Pole paha. Koos koondisega. Ja tema on ka 16. Saab sel aastal 17. Aga kas tema oli selles ooperi koondises? Jah, tema ju tegigi seal põhiasju. Ja Andres Ooper ka kiidab teda päris tugevalt. Ja ründavate mängijate osakonnas tema kiitus on räägitud nagu siin aasta-poolteist juba, eks ju, et sealt nagu võiks tulla. Et eks näis, kas see keegi juba kipub suheldada endale hankima siit Tallinna võistkondest või mine tea välismaast? Jah, julgeks arvata, et see on tal viimane aasta Vapruses. Väga võimalik. Ma ei oska öelda. Okei, kui ei tea, siis läheme edasi. Viimane mäng, mille me siin ette võtame, oli tegelikult vooru esimene kronoloogiliselt Tammeka Harju 2-1. Tammeka siis
võit, mis tõstis nad 9. kohalt 8. ja Tammekale ka tabeliseisu vaadates väga oluline võit, selline 6 punkti mäng klassikalises mõistes, eks ju, et Harjul, kui oleks Harju võitnud, oleks see vahe ju läinud seal väga suureks juba. Veidi nagu sarnane olukord Paide võiduga Flora üle. Just. Et Tammekal oli oluline. Et ütleme, need, kellel oli vaja võitu rohkem, need said selles voorus need asjad kätte. No Kalev ei saanud. No üllatav oli Harjut esimesel poolel nagu ei olnud oma nägu kuidagi, et see aeg, mis ma nende mänge olen näinud, siis on kuidagi just vastupidi olnud, et mängu alguses nad hästi agressiivsed, hästi energilised, jooksevad palju niimoodi silmnähtavalt, see ka paistab nagu silma, aga nüüd Tartus kuidagi, vähemalt mängu esimeses faasis jäi sellest nagu vajaka ja ma nüüd teist poolega ei näinud, et kas nad suutsid seal mingisuguse paar kraadi juurde keerata või mitte, aga see Bacherile võiks ka keegi öelda, et kuiva väljaku peal ikkagi valus on vaadata, kuidas seal üritatakse kuiva väljaku peal põlvede peal värava täissi teha. Need on ikka ohtlikud asjad, kuremus, et seal ju ei kastata. See klassikaline jooksid ei sakka, siis kukud lihtsalt. See on jumala äge tähistus, see põlvede peal libistamine. Seda esiteks saab seda teha siis, kui on väljak, ütleme, päris märg, ikkagi, ta peab ikkagi üsna märg olema. Mitte niisama, et korra üle käidud veega, et siis sa ka ei libise seal, siis tõmbad põlvede pealt naha maana. Aga nagu kuiva väljaku peal on seda ju võimatu lasta, et see on nagu reaalselt tervisele ohtlik põlvede peale niimoodi minna, et mina olen elus ja seda tähistust, kui sa ei ole seda nagu varem elus teinud, siis sa ei oska teha ka. Sa ei oska seda teha, sellepärast, et sa pead trennis harjutama. Põhimõtteliselt, sellepärast, et seda peab, sa pead, kui sa niisama nagu keha jätad ette ja põlvede peal libisid, siis sa kukud lihtsalt näoli samamoodi märja peal ka, ehk siis sa pead nagu keha raskuse õlad viima hästi taha. Kui sa mõtled, see on ikka. Nagu hästi taha viima ja siis suur hoo pealt nagu põllude peal libistama, et mina tegin karjääri jooksul vist 1 korra seda põllude peal libistamise tähistust, aga siis oli päev otsa A. Le Coq Arenal vihma sadanud ja oota, ma teen väikse pausi, ma olen su pastaka tagasi. Ja päev otsa oli vihma sadanud, küsime, kelle vastu oli mäng ja kelle eest? Mina mängisin Flora eest ja karikafinaal Nõmme Kalju vastu. Ja siis lõin värava ja siis ma võtsin särgi ära ja siis lasin põlvede peal üks hästi pikal jõu seal. Tegid mitu tähistust korra ära? Seal kus see VIP-loos on tolle tribüüni ees. Võtsin särgi ära, aga mul oli all oli see suht jahe ilm. Ei, mul oli see pikkad varrukatega soepesu oli all, aga särgi võtsin ikka ära, viskasin minema. Aga see oli ainuke kord, kui tegin. Ja nüüd vaatasin Bacher seal. Mättaid lendas. Kusjuures oli selles suhtes ka näljaks, et seda ju loogiline oleks teha seda nagu rahva suunas või rahva ette, aga ta tegi nagu sinna kõige ütleme, tühjemale kohale üldse sinna teisele poole ja isegi pinkidest mööda nagu sinna kuskile mänguväljakute või rongide poole, vasakule poole. Üritas teha vähemalt. Üritas teha. Aga mine tea, võib-olla see sama põlvede põrutamine mõjutas siis ka seda, mis hiljem sai, ehk siis aasta eksimus ilmselt läheb tema nimel, et mängib juba mööda, Baturin siis tühi värav on ees ja siis pöördab selle palli väravast üle. Nii hull asi on. Ei olnud. Mis see nüüd, me ju maailma jalgpallis mäletate Fernando Torrest ju. No see on jah. No see ju, palju sa veel sükseid issu mäletad? Ei no ikka tuleb ette. Mäletad Fernando Torrest, aga sellepärast me mäletamegi seda, et me mäletame siiamaani seda Torres eksimust. Keegi seda ei mäleta, mis ta Liverpoolis tegi. 17-18 aastat. Mis ta Liverpoolis tegi, ma ei tea, palju ta lõi seal. Bacher on ka palju löönud, aga jätad sükse löömata, siis seda meenutatakse. No jah, eks mina ei tea, sükestest asjadest nagu ma ei tea. Kui sul on tühi värav ees. Sul on tühi värav ees, Markus. See on sama nagu mul see äiapapa räägib siiamaani, kus tema mängis jalkat koolis ja siis ta iga kord ta räägib ühe loo, et kuidas ta lasi ideaalse palli sinna värava ette. Ja siis ta mingi nime ja see mees, ta suutis sealt värava eest mööda lüüa. Kuidas sa käid iga päev trennis? Kuidas sa sealt sisse ei saa? See on täpselt ala samas kategoorias. See mingi kuulus meem on ka, kus vist hispaania keeles keegi sajatab seal, et sul on Morata kohta vist käis, kus sul on loeb sul mingi 20 asja ette, mis on profi jalgpalliri luksused, kus sa käid iga päev trennis, sa magad kõige paremate hotellides. Pannakse pausile see video. Kõige paremad naised, sa saad palka nii palju, sa lendad eralennukiga mängule nii edasi. Ja siis sa lööd mööda sealt kohast. This is your only job. Yeah. Ei no jaa, aga
tuleb siukseid asju, et tuleb oma väravaid, tuleb tühjadest väravatest möödalöömised, mina ei tea, nii et vaata, kuna ma olen olnud nendes olukordades, siis ma tean, et nendele kõigele on nagu mingisugune siuke, no muidugi see ei vabanda nagu, või see ei ole nagu, loomulikult peab selle ära lööma, aga seal kõigel on kuidagi nagu mingi loogiline seletus olemas, et selliseid asju ikka tuleb ette ja mis sul kõige suurem selline apsakas on olnud? Oma värava ikkagi Soomes, kus ma panin ju... Oma väravaid tuleb... kus ma ju panin ju väga legendaarse üle Meeritsa mingi 40 meetri pealt. Pall põrkas täpselt tagasi söödul Jyvaskylas mängisime vist. Pall põrkas vahetult, ma olin paremas kaitses, hakkasin ühe puutega tagasi söötma Meeritsale. Ja täpselt sellel hetkel hüppas pall nagu piisavalt õhku, et mul tuli ideaalse sisekülje tavamusega, aga niimoodi 3 meetri, 4 meetri kõrguselt pall endas ja Meerits, nagu tal on ajuramp tekkis, ta oleks võinud selle palli lihtsalt kätte võtta, vaata. Oleks isegi kollast vist ei oleks saanud. Kollast ei saa. See on midagi sarnast, mis oli Pärnus Ristikivi. Jah, sama olukord. Aga ta nagu ta kangestus ja siis ta nagu midagi... Tuli see värava ei teadmine, et okei, tagasi söötma, ma ei tohi kätte võtta. Ja siis ta kuidagi kangestus ja siis ta enam peaga ei ulatunud ja siis ma lõin nagu, ma ei tea, 40 meetri pealt oma värava. Ulme asi ja see vist on nagu kõige suurem selline eksimus. Ja ma siis, kui see Kalevi mees oma värava lõi, siis ma vist natuke puututasin ka seda teemat, et seal, kui selleks karika poolfinaalis lõi, et mis selle mängija et oma väraval on ikkagi ka selge vahe sees, et tookord oli ikkagi need emotsioonid, mis su sees on, nagu ma ei tea, mingi altvedamise tunne, häbi, piinlikkus, et see on siuke päris korralik emotsioonide kokteil, mis su sees sellel hetkel on. Aga... Kirjeldad ilmselt siis seda, mida tundis selles samas mängus Andres Kaevats, kes tegelikult ju lõi oma värava seal suhteliselt sellise, kui sa vaatad aegklubis või nagu kordustes seda, siis sa mõtled nagu, mis asja, miks sa sellise puute seal tegid? Sa teed nagu konkreetselt oma värava poole selle, eks ju, aga see oligi pall tuli üle teiste mängijate, sul ongi nagu see murduse sekund aega kuidagi reageerida, et võib-olla ta tahtis tegelikult lüüa selle nagu otsauti, ilmselt tahtis või aga lihtsalt läks pahasti. Aga see sama värava puhul lihtsalt see Mairo Miili küljeaudid, kui meil on sellised küljeaudi kahurid, nagu see Miil ja leivategija, nagu mis me rääksime ka ju üks saade temast, et see ikkagi on väga kõva relv. See on relv, jah. Ma korra tulen nende oma väravate juurde tagasi, mul meenus üks oma värav veel. Mul tuli vist 3 tükki neid karjääri jooksul kokku, kui ma õigesti mäletan. Ja üks oli see Viljandi tuleviku vastu siin A. Le Coq Arenal. Juhtisime 1-0 ja tulin kuidagi siia, ma ei tea, Reite piirkonda vist. Ja 1-1 lõppes mäng Viljandiga ja pärast seda mängu minu arust kas sai ametist priiks Aleksandr Rogic. Ja võt see oli ka paha tunne, nagu mul ei olnud seal väga midagi teha, see pall tuli mulle sinna kehasse ja Aleksander veel tegi siukse nalja järgmine päev, et näed Jürgenson, et minu kintsud ja minu töökohta. Et said must lahti nagu tänu sinule, ta ei tahaks loota, et ta tegi nalja. Aga see nagu... Sa oled ühe treeneri vallandanud. Aga sellel hetkel see oli nagu, see on nagu meeldiv tunne tegelikult, isegi siin, endiselt siin Eestis, nagu Eesti jalgpallis. Et see oli nagu ebameeldiv tunne, aga see oli nagu ebameeldiv teistmoodi. Et ma nagu kuidagi mõjutasin kellegi teise elu, et mind ju üldjuhul mängijat ei vallandata. Et seal olid just nagu halvad tulemused pikka perioodi olnud ja siis veel lõpeb nagu minu oma väravaga ja siis järgmine päev vabastatakse seda töölt. Viimane 5 karikas. Et see oli ka paha tunne, aga teistmoodi paha tunne. Bascheri eksimus õnneks siis Tammekale kuidagi saatuslikuks ei saanud, et oleks olnud valus, kui oleks Harju tulnud sealt veel 0-2 pealt välja. Mis ei olnud üldse kaugel, Kirill Aleksandr Antonov oli siin hooaja väravale lähedal ju põrkavad palli otse õhust mingi 25 meetri pealt niimoodi, siuke mõnus uss ja latti, eks ju, ja seal ühe korra tabati veel latti vist, eks ju. Siin sel aastal on juba nii palju neid ilusaid väravaid löödud, et siin... ma ei tea, Kuressaare värav oli ka ju päris mammu. Kuressaare Levadiale. See oli siuke tavaline ilus värav, ütleme. See ei olnud ristnurk, ei olnud, ma ei tea, ristlatti, midagi sellist. No jalgpalluril on see ka väga ilus, et tal ju pall endas mingi, ma ei tea, 20 senti maast. Tagasi tulevad palli niimoodi mõnusalt. Nurga alt veel ka, et ta tabas täpselt ideaalselt. Aga mis on selle hooaja ilusaim värav siis? Maksimkin lõi, eks ju, või see Žuroljov, kes lõi või? No välja lõi ilusa karistuslöögi siin Sportlandil. Eermäe keerutas, on mitu korda juba keerutanud. Aga ma ütlen, et nendest kõigist ikkagi see Antonio oma oleks minu meelest olnud ilusam. Kui oleks sinna lati alla. Ja mäletad, kunagi keegi lõi Viljandi linnastaadionil Raido Roman.
mingi ulme asja, mingi see oli enam-vähem sarnane oleks olnud kusjuures. Nüüd oleks tulnud, jah. Aga too valiti ka aasta väravaks? See oli ka aasta väravik. Uh-huh. See Raido Roman oli nagu ilusam, kui see Antonovi oma oleks olnud. Aga ma ütlen, Antonovil, see oli nii-öelda hooaja väravast oli mõned sentimeetrid puudu. Jah, siinkohal on paslik rääkida, see lugu, kuidas Viljandi kunstmurustaadionil oleks mina üldse Eesti jalgpalli ajaloo ilusama väravale. Aiko Orgla tegi Eesti jalgpalli ajaloo parima tõrje. Ma ei tea, 50 meetri pealt läksin löögile. Aga seda pole videos. Iga aastaga tuleb mingi 5 meetrit juurde selle. Aiko Orgla, tänane Flora väravatide treener, mängis ju Viljandis kunagi väravat ja oli vist nurgalöögi järgne olukord ja ma uhasin peale. No väga kaugelt. Vaatasin, et ongi ristis. Ilusad ajad. Meil on aeg edasi minna. Ehk siis meil on aega 3 päeva. See nädal on saabunud. Mul siiralt hea meel kusjuures selle üle, et see asi läbi nagu. See viimastel nädalat on kuidagi eriti väsitavaks muutunud lihtsalt see kogu jauramine selle ümber. Nüüd on jauramine. On see muutunud. Arutelu, see on võitlus, valimisvõitlus. Ei no võitlus, ma saan sellest kõigest aru, ma ei heida seda selles suhtes ette, lihtsalt ma ei tea, minu jaoks on see kuidagi nagu ära tüüdanud lihtsalt juba. Et sellepärast mul on hea meel, et see asi saab lõpuks läbi, aga Klam versus Pohlak otsustav duell siis neljapäeval Jalgpalliliidu üldkogul. Kell 2 vist üldkogu algab, näiteks otsepildis ka kõik kestab oma 4 tundi on ju. Sokkerites on ülekanne või? Jah, me näitame ka seda otse seda ülekannet. Nagu lihtsalt pannakse kaamera ülesse ja see Jalgpalliliit ilma mingi stuudio või jututa või kommentaarita. Mingit sellist stuudiovarianti seal minu teada ei ole, et selle, me seda stuudiot ja kommentaare ja ütleme siis kommenteerimist teeme sellesama uudise juures otse blogis. Okay. Et meil on päris nagu ERR-i valimisõhtu ei ole? Jah, niimoodi ei ole, et me siin otselülitused emma kumma tulemused tulnud Hiiumaalt ja vaatame, kuidas siin 2 MTÜ-d hääletasid. Pull see oleks mis värvi on. Kui niimoodi saaks teha, siis saaks väga pulli. Jah, selle Eesti kaardi värvi võiks ära teha, aga paraku neid tulemusi hääletus ei ole avalik, et hääletus on salajane. Tuletame lihtsalt mingisugused mängureeglid meelde, eks ju, et hääletus on salajane. Igal siis osaleval MTÜ-l, klubil, mis iganes ühendusel on siis peab olema vähemalt üks inimene või mitte vähemalt üks, vaid üks inimene, kes neid konkreetselt esindab. Seda me ükskord rääkisime ka, et kui Pelle Pohlakul on, ma ei tea, 6 häält, mida ta justkui kontrollib, mis on tema MTÜ-d, siis ta ei saa 6 sedeliga minna sinna, vaid tal peab olema siis 5 inimest veel lisaks talle, kui ta ise tuleb. Väga usaldusväärset inimest. Lähikonda kuuluvat inimest. Seal võib olema lähikonda kuuluv ikkagi. Sa võid siit tänavalt ka kellegi võtta. Sa võid tänavalt ka kellegi öelda, aga kas keegi riskib niimoodi, on ju? No vaevalt, mina ei riskiks. Ehk siis sa pead endale leidma need inimesed, keda volitada ja nad kõik istuvad siis seal saalis koos ja käivad siis 2 hääletuskabiini on. Seal saali nurkades kutsutakse ükshaaval sinna inimesi, kes lähevad siis käivad sirmi taga hääletamas. Nimeliselt kutsutakse või? Nagu klubi kaupa või? Klubi kaupa, jah. Aha. Mitte niimoodi, et järjekorda ei võeta või? Järjekorda vist minu teada ei võeta. Vähemalt, kui mina vaatasin viimati seda FIFA kongressi, siis seal oli küll niimoodi, et või see UEFA kongress, et ühesõnaga riikide kaupa siis öeldi, et ütleks veel nüüd FCI Levadia või seal on mingi MTÜ FC Levadia, MTÜ FC Flora, palun tulge nüüd lähevad häältame ära, nii valmis panna, see. Nii, siis paneb kabiinis, võtab sedeli välja, siis on kast peaks olema kolmest küljest piiratud, eks siis keegi ei näe, mida sa seal hääletad. Ma rääkisin siin Jalgpalliliidu inimestega, et seal konverentsisaalis on siis üks suur kaamera nurgas tegelikult, mis eks ju filmib seda saali, mis tegelikult tema nurk ei ulatu nagu sinna selle valimissirmi taha, on ju. Aga selleks, et igasuguseid kahtlusi vältida, see monteeritakse maha see kaamera sealt reaalselt selleks aegaks. Et ei oleks kellelgi seda küsimust. Päris tõsine. Et keegi jälgib meid salaja ja vaatab, kuidas me hääletame. Ja selle valimistava juures on siis ka nii-öelda reegel, et sa ei tohi oma häält siis kuidagi pildistada või kuidagi... Pilti tohi teha või? Jah.
aga noh, ma küsin ka, et mis saab, kui keegi teeb, sellele ei osatud vastata. Et, nii, ja siis ta tuleb sellest sirmi tagant tuleb välja ja siis on kuskil siis mingi kast, läbipaistev kast. See on vist riikliku valimiskomisjoni laenatud mingisugused valimiskastid on, et kuhu nad lähevad sisse täitsa. Nii, ja siis A. Le Coq'i kõrval on see suur korsten, kust hakkab tulema siis valget või musta. Valget või musta, jah. Et ei noh, see hääled loetakse kokku niimoodi, et seal nendest samadest liikmetest, kes seal koos on, eks ju, need, ma ei tea, 104 või 106 palju nüüd lõpuks on. Juhuslikult valitakse vist. Ma ei tea, kas juhuslikult või siis võib-olla vabatahtlikkuse alusel, et noh, loogiline tunduks, et seal, eks ju, mõlema leeri toetajatest mingid inimesed saavad sinna ninapidi juurde, et siis ei oleks pärast kellelgi mingeid pretensioone, et midagi oli seal valesti tehtud, on ju. Või kuidagi valesti loetud või võltsitud, et seda ilmselt, seda võltsimist oleks seal päris keeruline teha. Peaks selle kastiga seal manipuleerima umbes, et seal need, mis tegelikult sisse pannakse, need lähevad kuskile mingisugusesse põrandast mingi šahti läbi ja mingi pneumatoruga lähevad kuskile mujale ja siis tegelikult need õiged sedelid pannakse siis sinna ette juba valmis, midagi sellist. Mitte, et siin seal oleks ju kõik paned oma sedeli ära ja siis kalatakse sinna samma laua peale ja lahti ja siis hakatakse niimoodi, Klaavan 1, Poolak 1. Võiks niimoodi, jah, see oleks ülekanne, kui üks haaval niimoodi. Klaavan 1, Poolak 1. Nii oleks ju... Aga ma seda ei tea, ma pole varem ise kordagi kohal käinud üldkogul, et kuidas see lugemine seal toimub, aga ma nii palju tean. Mis sellest konklaavi filmist, vähemalt ma ei tea, kui tõeturus oli, aga paavsti valimine ju niimoodi käis. Nende tulemuste või sedelite lugemine, et kõikide ees, ma ei tea, Franciscus, siis loeti kõik nimed ette ja siis silma järgi pidid hindama, et kellel kõige suurem see hunnik on seal. Et võiks nii olla ju. Nojah, võiks häid ideid viimastel päevadel veel. Eesti Jalkaliidu presidendi meil tuleb rahvusvahelised vaatlejad tulevad, päris karm asi on ikkagi lahti läinud. Kuidagi võiks monetiseerida veel seda ülekanne võiks tasuline olla näiteks või siis otsustaval hetkel hakkavad need YouTube'i reklaamid just täpselt jooksma. Kas Vabaduse väljakul näidata? Suur ühisvaatamine on. Nagu need Jeemenis vaadati seda Iisraeli pommitamist jalgpalli MM-i. Kas mingeid huvitavaid tehnilisi nüansse on sul veel teada? No ma ei tea, kui sa mingid küsimusi esitad, võib-olla ma oskan midagi öelda, aga see on päevakorras, see päevakord on juba välja lastud? Päevakord oli juba lasti 3 kuud tagasi välja. Okei, aga see presidendi valimine siis kohe päevakorra esimene punkt või? Ei, see oli üks viimaseid ikkagi. Üks viimaseid või? Aga veel pärast hiljem on siis uued ja vanad liikmed sisse välja. Just. Aga noh, mis seal üldkogul siis, mis seal eespool siis on, mis seal tutvustatakse? Seal ongi see majandusaasta aruanne, see uus arengukava, eks ju, on seal, ma praegu peast rohkem ei tea, seal mingisugused tehnilised või protseduurilised asjad on veel, mida seal üldkogul ikka tehakse. See on ju iga aasta toimub tegelikult, see presidendi valimised on iga 4 aasta tagant. Et seal peamised küsimused ongi... Selles mõttes, et ega see ei olegi rambivalguses olnud, et see ongi selline, kunagi toimus ära, et kuskil... Äkki seal on mingid inimesed istuvad mingis rüüdes või mütsides või midagi. Ei, kusjuures selles suhtes on, et see Jalgpalliliidu nii-öelda juhatus tegelikult istub seal ju... Suured ketid on. Võiks olla küll, istub ju seal ees nii-öelda, presiidium on seal, nemad istuvad seal ühtepidi ja siis need delegaadid nii-öelda on seal teistpidi. Vastas või? Jah, et selles suhtes on küll siuke pidulik üldiselt linikutega või mitte linikutega, vaid linadega kaetud lauad ja siuke suur üritus. Vabamüürlaste üritus, Ei noh, jah, mis see nüüd aga noh, mis me praegu nagu olukorrast teame, nii palju kui mina olen kuulnud aru saanud, siis ega jõuvahekorrad justkui väga palju vist tegelikult muutunud ei ole selle pika aja jooksul. Ehk siis... Okei, kust see teadmine sul tuleb? Ma tahaks teada. Minu teadmine tuleb nagu reaalselt nendest väljaütlemistest, mis ma loen meediast. Jah, ei, no minu väljaütlemine või noh, minu info tuleb ka sellega, mis ma olen suhelnud inimestega, suhelnud klubidega ja nendega nii-öelda arutanud asja, et see seis praegu seisuga enam-vähem võiks olla umbes 65-35 ikkagi just Pohlaku kasuks. Mis nagu kõik märgid justkui näitavad sinna. Helistasid 100 klubi läbi või? Ei, mina seda ei ole teinud. Mingi valimi või? Aga ma olen 10-st 6 ütlevad sulle Aivar ja 4 ütlesid siis Klaavan või? No ütleme niimoodi, jah. 60-40 siis või? Ei, no... Kui 60-40 on, siis võib mänguks minna. Aga ma ütlen, pigem on see praegu 65-35, ütleme. Seal on infot, kaldkriips tunnetust. Sees, ütleme niimoodi. Minu hinnang praegu, viimane hinnang siis enne seda neljapäeva.
no vot jah, et kui poliitiliseks need mängud lähevad, et seal võid mõlemale poole öelda, et ma valin sind, aga tegelikult ma toetan sind, aga siis lõppkokkuvõttes, kuidas sa seal hääletad, et seda keegi ei tea. Ja keegi ei saa teada või ei tohiks saada teada vähemalt. Eks täiesti salajane. Ma ei tea, mulle erinevalt sinust mul mingit tunnetust ei ole. Ma olen ainult, mis ma samamoodi, et ma olen lugenud, praegu on päris jälle kuskil öeldi välja, et see seis on 50-50. Klaavan ütleb, on enesekindel ja räägib 50-50, Poolak räägib 70-30, eks ju. Sellest ta rääkis ju mõned kuud tagasi. Klaavan ju vist mõni õhtu tagasi käis ETV spordiuudistes, siis seal ta oli kas suhteliselt kindel, aga ta ütles, et tema võidab. Aga see on ka igati loogiline ja enesekindel. Minu tunnetus on, et see täiesti nagu, kuidas see viisakas väljend on, taguotsa tunnetus on, et see seis nagu on äkki pingelisem, kui välja paistab. On tunnetus. No jah, eks me võime siin arutada. Kuigi see handicap on ju, ütleme, mis ta on siis? Palju see handicap on? Handicap on ju. Sa mõtled seda, et palju on Poolakul nii-öelda enda kindlaid nagu, üle kindlaid, 100%. Ütleme, mis on mingid Flora ja Kuressaare siuksed, no ma ütleks paarkend on nii palju vist ei ole. Nii palju vist küll. Pelle oli 5 või 6. Ja ongi Aivar, Anne Reid. Neil oli ka seal, see oli 15 kanti äkki. Võib-olla midagi. Ehk siis 15 handicap on kindlalt ees. No Klaavil on ka enda hääled ju. Ütleme, Klaavani tiimil on ka ju enda hääled, mida on ju isegi rohkem võib-olla või samas suurusjärgus. Et selles suhtes, kui niimoodi mõelda, siis ju handicapid ei ole ju. No aga need ei ole, okei, jah. Klaavan on need oma valimiskampaania, kui tiimi alustades on ta nagu ikkagi need hääled nagu kogu ajanud võitnud. Et alustas ju nullist. Tehniliselt küll, aga seal ju algust peale olid sul ju Paided ja Velkod ja asjad olid ju juures, et see ei käinud ju niimoodi, et Klaavan nüüd ütleb, et mina hakkan ja siis hakkab seal järjest nagu võtma neid. No päris nullist ei alustanud, Kalevi hääl oli tal kindlasti olemas. Velkol on vist 3 häält, eks ju, ja Paidel on ka seal ju mitu häält tegelikult, seal mingid Viktor Metsa ühendused ja asjad, et seal omajagu tuleb niimoodi ka kokku tegelikult mõlemal. Aga siis sinu loogika järgi siis tahad öelda, et kogu selle mis see periood on, pool aastat on suudetud 15 häält enda poole võita ainult või? See on sinu tunnetus, kui neil 20 oli toetusallkirjasid ja neil oli circa 20 ja siis sina ütled, et ütleme, et 100 tuleb neid kokku sinna, et kõik ei tule ju, või seal võib isegi alla tulla. Toetusall vist oli 18. Aga see ei tähenda seda, et kõik nad hääletavad tema poolt. Pigem ikka Kuno Tehva endis ka mõlemale poole toetusallkirja. Jah. Nüüd on Kalju välja öelnud, mis nad läbi selle kogukonna uurisid arvamust. Kalju on Klaavani. Eeldada võis, et need 18, kes toetusallkirja andsid, et nemad ikkagi hääletavad Klaavani leeri poolt. Nii, ja siis sinu loogika ütleb, et ta on selle kampaaniaga, kogu sellega on võitnud juurde 15 häält. No ma arvan, et see suurusjärk on umbes. See tundub küll ju vähe võitu. Nagu kui mõelda nagu mis mina olen kuulnud, et Klaavan ikkagi ei ole väga suurt nagu sellist murrangut teinud hoolimata sellest, et see avaliku arvamuse, meil oli ka ju portaalis hääletus, mis oli 90-10 see suurusjärk on ja mis see nii-öelda Klaavani kasuks tuli see avalik arvamus. Et ikkagi Aivar Pohlakul on piisavalt kõva selline mingisugune haare või veenmisoskus, et need inimesed ikkagi seal kaadri taga ära rääkida. Ja mida ma olen ka kuulnud, et Klaavani tiim nagu helistab neid klubisid, keda nad nagu peavad veel võimalikuks kuidagi saada, helistab neid nii palju läbi, et mitmetel inimestel on nagu sellest lausa küsimust tekkinud, et Klaavan nagu helistab kogu aeg, pommitab ja siis ütleb, et kolmapäeval helistame veel uuesti. Ma ei tea, kas neil on midagi veel varuksi viimastel päevadel või ei ole. Ja, aga kui see sinu teooria paika peab, siis mina ütlen, et sellisel juhul on see ei ole nagu õnnestunud, kui ainult 15 häält tuleb. Ja mulle nagu tundub, et see kõlab nagu kuidagi vähe võitu. Ja kui ta on rohkem, mis mu tunnetus on, siis on kohe pingeline. Siis on ju kohe seis, ütleme, kui sa võidad enda poole juba oled 20 häält võitnud sinu 15 asemel, siis on juba 60-40, ja siis on läheb juba huvitavaks. Läks ma ütlen, me võime siin arutada ja spekuleerida nii palju, aga see tõde selgub neljapäeva lõpuks, et meil ei ole
see on viimane saade enne neid valimisi. On sul uudis ka või, mis siin Sokkernet? Kas see on meie viimane, mis päeval meil järgmine osa on? Meil on jaanipäeva eri ju. Jaanipäeva eri tuleb, meil tuleb reedel tuleb järgmine saade, ehk siis sel nädalal pärast seda üldkogu tulebki uus saade juba. Tuleb ikka. No, loodetavasti selleks ajaks keegi meid maha ei võta veel, on ju. Et jah, Õhtulehes oli muideks huvitav lugu siin, midagi panite tähele, kas eile või üleeile, kus kaardistati ära, siis et meil on liigasüsteemis peaaegu 50, seal nimetati küll klubideks tegelikult, ma ei teaks kõik, aga väga-väga suur osa nendest on võistkonnad, eks ju, mitte nii-öelda klubisüsteemid, vaid üksikud võistkonnad, mis siis mängivad küll meistrivõistlusi, kas meeste või naiste madalamates liigades, saalis, rannas, aga neil pole valimistel häält, eks ju, et nad ei ole seal Jalgpalliliidu liikmed. Et mina ütleks selle peale, et see on Ragnar Klavani võib-olla suurim viga selle kogu protsessi jooksul, et seda kampaaniat ei alustatud eelmisel, ütleme, kevadel, mis oleks tähendanud seda, et oleks saanud eelmisel üldkogul võtta vastu kõik need klubid, kes oleks tahtnud tulla, või kes oleks kohe tulnud huvi, siin ju seal samas Õhtulehe loos ka mitmed ju ütlesid, et muidugi tahaks hääletada praegu, aga me enne ei olnud nagu pidanud mõistlikuks või vajalikuks või pidanud oluliseks seda liitumist. No kuule, aga see... Pane need ennast vaat, mis see arvad, süga lastakse läbi või? Miks ei lasta siis? Kuidas, kui järsku tuleb ports, ütleme 30 uut liiget järsku tahab tulla. Aga kõik on jalgpallivõistkonnad Eestis. Keda mul läks küll tuluks. Ei no tuluksid lähevad põlema, aga sa saad aru, mis toimub võib-olla. Saad aru, aga midagi ei saa teha. Ei, aga see on... Üldkogu võtab vastu neid asju. Minu arust see on normaalne. Muidugi on see normaalne, see on nonsens, et praegu mingid põhimõtteliselt räägivad seal kaasa need pundid, kes reaalselt nad ei tee mitte midagi. See on selle valimiste minu arvates kõige suurem miinus üldse. Nagu sa ütlesid, nüüd mingisugused piljardiklubid, asjad, kes ei ole jalgpalliga seotud, et need saavad hääletada, need saavad oma hääle. Ma ütlengi teine osa. Ja teine asi, mis nendel valimistel mulle absoluutselt ei meeldi, et ühel isikul või ühel klubil siis on mingisuguste suvaliste MTÜ-dega, ma ei tea, Kuuselt või midagi sellist. Et need kaks asja, need on valimistel kõige halvemad. See ongi see, et kui ma ei tea, mis piljardiklubi, no see teed nalja, see piljardiklubi pole ju olema seal. See mingisugune see Narva, mis oli Baltika või mingisugune asi või, no mis iganes. Ei teine asi, ma tahan juurde selle, mis minut tagasi tahtsin öelda, üks asi, et sa saad need uued klubid vastu võtta, aga teine asi saaks saanud esimesel kevadel tõmmata saa üles nende nii-öelda fiktiivsete fantoomklubide osas ja need oleks saanud üldkogul välja hääletada. Või välja visata. Ma ei tea, kas see üldkogus tõtab selle otsuse vastu, kui palju seal juhatus peab andma nõusoleku või mitte. Aga sellest on ju aastaid tegelikult räägitud, et Jalgpalliliidu liikmetest on osa, ma ei ütle, et see on suur osa, aga ikkagi arvestatav osa, kes on klubid, ühendused, kes ei tegutse, ma ei tea, ei ole neid majandusaasta aruandeid esitanud, on likvideerimisel, mis iganes. Et selle oleks ju saanud ka eelmisel kevadel tegelikult, kui selle asja oleks tõstnud suureks, selle oleks saanud ju ära lahendada või vähemalt sinna poole, et kui me oleks siin kas või 20 klubi oleks juurde tulnud, kes võib-olla ma ei ütle, et need kõik oleks kindlasti senikaua, kui need fiktiivsed klubid nii suurel määral nagu otsustavad nii suuri asju, siis ju, kui sa loogiliselt hakkad mõtlema, siis ju meil ei saagi ju mingit arengut või liikumist toimuda tegelikult. See on eelmise... Sest otsustavad mingid, ma ei tea, nähtamatud asjad. Jah. See on tegelikult ju eelmise Jalgpalliliidu juhatuse siis tegemata töö või praeguse. Et need klubid on endiselt seal registris nimekirjas olemas, Jalgpalliliidu liikmed. Ma praegu ütlesin tegemata töö, aga sul on põhikirjas on põhimõtteliselt ju õigus need klubid välja heita, kes ei tegele jalgpalliga. Siis ongi tegemata töö, aga kindlasti see praegusele alaliidu presidendile kokkuvõttes julgen arvata, et tuleb kasuks, et ta seda teinud ei ole. Et ei ole neid välja visanud. Jah, eks ole valimispäeval ka huvitav jälgida, siis palju nendest nii-öelda fiktiivsetest klubidest siis reaalselt nii-öelda hääletab või kas seal on kedagi, kes ei tule siis kohale või... reaalselt ju, kui see valimised toimuvad nii, nagu sa ütlesid, et kutsutakse nimed välja, siis ju seal võib mingi päris humoorikaid hetki võib ju tekkida, kui ma ei tea, mis see Kotka staadion, mis asi see oli? MTÜ Kotka staadion. MTÜ Kotka staadion. Kutsume esindaja, ma maks väikse naeru seal saalis. Hakkab nagu seal Briti parlamendis mingisugune... Oi, ai või? Jah. Keegi midagi
ägedat ütleb ja teistpidi. No aga okei, valimisvõitluseks, aga kust see jalgpallile kasuks tuleb? Et kuskilt mingist, selle valimiste kui see trall pihta hakkas, siis ju Õhtuleht tegi valimiste Õhtuleht selle nimekirja täpselt, kes seal need hääleõiguslikud olid ja siis seal oli väga hästi see välja toodud ja seal oli ju päris suur ports oli neid, ma ei tea, teadmata nähtusi. Ja siiamaani on mingisugused ühendused, kes kunagi on liitunud, ma ei tea enam, see FC Viljandi on selles suhtes hea näide. Aus oleks niimoodi, et see päevakorrapunkt, praegu oleks aus niimoodi, et väljaheitmine käib, on päevakorra esimene punkt ja uute liikmete vastuvõtt on pärast valimisi. Nagu mingis mõttes ma ei oleks selle vastu otseselt. Või ma olen nõus sellega. No siis päevakorra esimene punkt. Aga tegelikult on ju valimised enne seda, kui on siis uute ja vanade liikmed. Jah, sest vanad ja uued on pandud ühte potti, ehk siis päeva lõppu. Just selle mõttega. Uute liikmete vastuvõtmine, see on pärast hääletust, see on väga okei minu meelest. Sellepärast, et muidu olekski see, et sa teed valimised ja sa hakkad mingisuguseid MTÜ-sid looma, kes lihtsalt siis ühe miinimumpalga eest saad pika jutu kokkuvõtteks, et need kriteeriume, mille alusel sa saad jalgpalliliidu, ma ei tea siis, kuidas see liikmeks või mis see õige nimetus on? Liikmeks. Need tingimused on vaja kaasajastada ilmselt. Selles suhtes, et need kõik, kes on liitunud, see Kotka staadion võib-olla kõige kahtlasem näide, aga need paljud ju, kes on liitunud ikkagi ajal, kui nad on aktiivsed ja tegutsevad klubid olnud või MTÜ-d või ühendused on ju. Et ja siis, kui seal mingil hetkel kaob aga sa pead ikkagi mingid tingimused ju täitma. Liitumise hetkel neil on kõigil need asjad olemas olnud. Okay. Ma täpselt ei mäleta, kuidas selle Kotka staadioniga oli, kas oli mingil hetkel oli ta siis see MTÜ JK Kotkas siis äkki või midagi sellist, et kas ta niipidi muutunud või mis see täpne taustal oli, igatahes see selleks, aga lihtsalt küsimus on ju selles, et need klubid enam ei ole lihtsalt aktiivsed, aga nad on aktiivsed seal justkui räägivad kaasa, kuidas meie jalgpallis saavad kaasa rääkida, ma ei tea, kas räägivad kaasa, aga neil on võimalus kaasa rääkida. Nüüd saavad ju. Ei selles suhtes, et nad ei pea tulema sinna, aga nad kaasatakse. Nad võivad päris suuri otsuseid, aga nad võivad nende hääl. Neil on võimalus kaasa rääkida. Raivo Piiroja. Tiim Pohlak. Ja tema on siis, tuleb välja Ragnar Klavani ei, see on kõik okei, see on kõik okei ju, et oma eelistuse välja ütled, oled sa selle poolt või tolle poolt, see on okei, aga lihtsalt minu jaoks tuli üllatusena, et ta juhib mingit klubi kuskil. Seda ma ei teadnudki. Pärnu nüüd ka, jah. Mis tegelikult ühines ju veebruaris Poseidoniga, mis tähendas seda, et PJK sisuliselt lõpetas tegevuse. Neil seal mingid töövaidluskomisjoni vaidlus isegi, mis nad kaotsid vist Gert Oleskile, kuskilt tuli välja ja sisuliselt see klubi ju enam ei tegutse, aga hääl tal on, Piiroja väitis, et tema selle hääle annab Pohlakule ja tema on siis ka selles Pohlaku Pohlaku juhatuses siis Klavani asendajaks liikmena. Kui Pohlak osutub uuesti valituks, jah? Ei Piiroja valis poole ja ta on igati õigus oma arvamust avaldada ka avalikult, arvestades milline legend on ta Eesti jalgpallis ja kui tema valik on Aivar Pohlaku tiimi astuda, siis see on tema valik, jumal okei. See valik. Keegi ilmselt ei olegi selle vastu, et tal oma arvamust tohiks olla, aga lihtsalt väga, väga sellised terava reaktsiooni see tegelikult sai, ehk siis ma ei tea, kui palju seal oli see Piiroja oma, Piiroja enda nii-öelda laused ja kui palju oli siis seda, mis toimus seal Are Altra ja Facebookis, ma ei tea, kas te panite tähele. Pohlaku tiimil ilmselt tuleks kasuks, kui Altra oma Facebooki parooli siin paariks nädalaks ära kaotaks või midagi sellist. Kommentaarium saab kinni panna. Kommentaarium saab kinni panna, aga seal tema enda laused olid ka ikkagi üsna sellised ütle, mis need siis olid, ma lugesin ka selle läbi. Mis see õige omadussõna siis on? Kuidagi kahtlase väärtusega või? Sellised kummalised. Jätsid pentsiku mulje. Ehk siis kuidas ta rääkis seal, kuidas Piiroja on oma suurepärase klubi juhtimisega siin silma paistnud ja
ja kuidas nüüd siis leidis õige tee ja kuidas seal oli ju süüstati Elva mingid lapsevanemad, Are Altre on ju, eks ju, Elva klubi looja sisuliselt, eks ju. Omanik president vist tänase peal ja suur sponsor. Kõik, eks ju. Et kuidas siis Elva justkui lapsevanemad on seal Klaavani poolt ja siis, et miks me siis kuidagi ühiselt seda ei otsusta, siis Are Altre ütles, et kes siis, miks peaksid otsustama keegi teine, kui mitte selle klubi nii-öelda riskide ja finantsidega ja kõige paremas kursis olevad inimesed. On ju. No see on ka selles mõttes tema otsus, tema valik, et kuidas ta seda klubi juhtida tahab. Aga seal ongi... Vastu näiteks Kalju lahendas selle olukorra teistmoodi. Aga ma arvan, et seal ega kõik need klubid, kes on teinud sellise hääletuse ju, ega nad teavad, mis see vastus tuleb ja seal ei ole mingit sugust kahtepidi mõistmist, et seal ilmselt ongi ju pigem on niimoodi, et see juhatus on siis leidnud, et okei, Klaavan on meie jaoks okei kandidaat, paneme selle hääletusele, me näitame, et me kaasame seda kogukonda ka ja siis ongi niimoodi. Jah. Aga see reaktsioon, mis selle piirraja avaldusega siis kaasnes, siis tõmbas omakorda selle teema käima, tekitas siin samas eilsel mängul uue reaktsiooni. Kusjuures seda alguses, ma viibisin staadionil. Sest äkki oli ainult 12 minut, siis nad ütlesid, et büro asemel tegid seda. 12 minut, ma veel vaatasin eraldi, et büro ei tulnud, mõtlesin, et nüüd lästi mingit klibu seal lihtsalt. Mida siis, millest me räägime, eks just 5 sektor Flora fännid büro asemel seal 12 minutil pandi endale siis piirraja maskid, et oluline rõhutada mitte siis piirraja need ninamaskid, vaid piirraja näoga maskid ja lasid südamekuulis konfetit lasid siis ka veel. Ja pressitribüünilt ei olnud neid maske näha. See konfettide värki ma panin tähele, ma imastasin ka, et et mis nüüd, et raha otsas tegime seal sellist väikest nalja, aga neid maske ei olnud, võib-olla minu kehv silmanägemine oli ka põhjuseks, mina neid maske igatahes sealt pressitribüünilt ei näinud, pärast foto pealt oli näha. Ühesõnaga siis 5 sektor avaldas toetus siis piirajale, et sellist legendi niimoodi tümitatakse, ütleme, kommentaariumites ja foorumites tema arvamuse pärast, et tema on meie legend, ta on Eesti jalgpallilegend. 5 sektor võttis nii-öelda poole selles valikus, mis ei olnud üllatav pool, et 5 sektor toetab Florat, toetab Poolakut, toetab piirajale. Ei, nad ju tegid avalduse, et see ei ole mingi poole valimine, vaid nad nagu toetavad klubi ja koondise legendi, nagu et teda ma ei tea siis, kiusatakse või öeldakse koledasti. Et see oli eelkõige vist, nad rõhutasid seda minu arust oma avalduses. Rõhutasid, aga kui sa mõtled, ega... Aga kui nad oleksid hullud tiim Klaavan, siis nad ilmselt ei oleks niimoodi teinud. Nad rõhutasid seda, aga nad ju rääkisid ikkagi seal klaavanlastest ja asjadest, et ikkagi nad liikusid selle avaldusega, mis oli siis ühe isiku poolt eelkõige. Fänn nimega Puuk, eks ju. Et tema avaldus, et ikkagi liikus sinna presidendivalimiste poole ka oma selle avaldusega, et see lõppkokkuvõttes seda ei saanud päris nii-öelda poliitikavabaks sisuga. Et lõppkokkuvõttes võib-olla see avaldus nüüd kõige paremini ei õnnestunud, aga samas oli igati loogiline reaktsioon ja ma isiklikult saan Flora fännide pahameelest isegi aru, et see nii palju, kui ma neid kommentaare jõudsin ise vaadata, siis tõesti tegelikult Raiot ikkagi mõnitati ka nendes kommentaarides, et mõttetu kalamees, see on niisugune pehmelt öeldud, et seal ikkagi mindi isiklikuks. Jah, et seal, eks ju, osa, mis seal 5. sektori avaldus oli see, et on nagu ainult üks õige arvamus tekkinud tegelikult avalikkuses, ega see de facto ju sisuliselt on niimoodi viimasel ajal. Sellepärast, et teine pool on vait olnud. Sellepärast see ongi nii. No see on, teine pool on valinud oma strateegia, kuidas ta presidendiks kandideerib. Meie võime... On valitud ilmselt 2 täiesti erinevat strateegiat. Meie võime... vahet ei ole, kas me ütleme, et see on õige või vale, tahaks debatte, tahaks rohkem arutelu. Aga miks me seda kõike tahame? Me tahame seda sellepärast, lõppkokkuvõttes me tahame, et need, kellest me rääkisime Rommi Sihist, Paalbergist, et sellised vennad, et ta
me räägime, et ta lööb Eesti liigas 4 väravat ja annab 5 söötu, vau, äge, no, hakkame tegema. Me tahame, et need vennad veel paremini lööks palli, nad oleks kiiremad, tugevamad, intelligentsemad jalgpallurid, neil oleks koht, kus trenni teha, äge stata, kus mängida, see pilt oleks ilus, meil oleks tasavägine ja kõrgetasemelisem kodune liiga. Meie tahame ju seda on vaja. See kõik muu sibin-säbin, see on tolm, kuratne. Saad aru või? Oled mis nagu, meil on vaja paremat jalgpallurit. Kõik. Ja seda küll, jah. See debatt oleks aitanud välja selgitada, kes siis nagu, päriselt oleks just ka parem president, on ju. Seda ju tahaks, et mingid mõtted, et okei, me oleme olnud, see on ju fakt, me oleme olnud ei saa öelda, et me oleme paigal olnud, aga meil on olnud tõuse, aga suures pildis me oleme ju, ma ei tea, mis see mõõdupuu meil olema peaks tänasel päeval, FIFA edetabel ei ole ju adekvaatne mõõdupuu. No Euroopas rahvuste liiga tegelikult näitab, koondise jaoks näitab põhimõtteliselt ära. Või siis näitab see klubide... Klubide koefitsendid, mingi koht FIFA edetabelis. Aga see on kõik, eks ju, see profijalgpall, mis on nagu see kõige viimane mõõdik. Tegelikult on ju allpool veel rohkem. Meie naiste jalgpallist praegu ei rääkinud üldse, mis on ka tegelikult ju mõõdik, eks ju. Kuidas naiste koondisel läheb, kuidas naiste klubidel läheb, nii edasi, palju meil jalgpallurid on üldse. Ja seal on palju mõõdikuid on, jah. No jah, et nagu oleks kihvt olnud ju, et jälle samamoodi, tullakse publiku arvud üks tähtis asi, mis arvutatakse, et tahaks ju, kõik tahavad ju ägedamat asja, kõik tahavad ju paremat. Et meil oleks kõik need sinu poolt toetatud asjad nagu paremal tasemel ka nendes mõõdetavates väärtustes oleks paremad. Me oleks igast edetabelis natukenegi kõrgemal, et meil oleks need numbrid suuremad, et meil need mängijad oleks kiiremad, paremad, tehnilisemad, et noorte treenerid oleks parema palgaga, kõik, et need mõtted ju, kuidas seda teha, see valimisvõitlustes oligi ideaalne koht, kus neid arutada, neid avalikustada, visata potti lolli ideid, häid ideid, utoopilisi ideid, sealt välja noppida, proovida seda teed, proovida toda teed, et see on see ju see eesmärk lõppkokkuvõttes, mitte see, et kes on meie poti juures ja et meil on siin eelarve 17 miljonit, et hakkame nüüd seda ümber jagama lihtsalt. Praegu lihtsalt üks kandidaat on neid mõtteid asju avaldanud ja visanud laiali ja see on tekitanud ka arutelu ja ükskõik, kes siis lõpuks neljapäeval valitakse, ma tahaks arvata, et see aruteluga jätkub pärast neid valimisi ja kindlasti isegi kui Klaaman valituks, siis ma julgeks arvata, et muutub rohkem, kui seni on viimasel ajal muutunud, aga kui jätkab Pohlak, siis ma arvan ka, et midagi muutub. Tahaks loota jah, et sealt ikkagi Pohlaku vaatest kõik, mida Klaavan on seal ette toonud, ei saa ju olla mingisugune saastani, et seal midagi on kindlasti ju üle võtta, et kui peaks Pohlak võitma. No ilmselgelt on. Aga lihtsalt kahju, et ei tekkinud seda arutelu, arutelu tekkis, aga et see arutelu lihtsalt jäi ühe kandidaadi poolsete mõtetega enne valimisi. Kas meil 2 möödunud nädalavahetuse kõige enam publikut toonud mänge olid mõlemad juhatuse derbid või? Flora Paide oli ju 1100, kus on selgelt üks ju Flora vs Paide ja teine oli ju esiliigas. Tiisler ka vihjas selle kohe alguses, ma ei aru, mis asja see ma ei suutnud. Aga teine oli ju esiliigas veel teravam lahing Velko vs Elva, kus oli ju mingi 550 midagi inimest, mis oli ka väga äge mäng. Elva võitis selle. Jah, et Elva võitis ja Paide võitis, eks. Üks. Siis teotab tasavägist. Tervet nädalavahetust läbi ei skänninud, et palju seal veel neid vastaseise võis olla. aga jah. Jah. Reklaamnurgake ka või? Nägite mu Instagrami kontot, nägite? Ei ole näinud. Sa nägite? Ei ole. Mida teete siis? Instagramis väga ei käi ausalt. Aga ikka, vaata, see on ka jalgpalliga seotud. Endine jalgpallur Mikk Valtna. Või ta siiamaani mängib. Nägin, tuli meelde. Nii, avas selgitame olla. Võsul väikse Kuuba. Väga mõnus. Suve perioodiks. Jah, nüüd oligi reedel avati. Pandi Tartus treila peale. Nad ju tegid, nad alustasid Tartust, siis nad mingi vahe, nad toimetasid ka Pärnus, seal mindi laiali Pärnu rannas ju, seal olid ka mingid kilomeetrid järjekorrad vahepeal, kui ma ükskord sinna mingi laagri all kõrvalt laiali läksid siis? See on juba mingi äriline asi oli seal neil tolle kohaliku vennaga,
aga nüüd avasid siis, noh, mis see õige nimi on, Kuuba Võsu või väike Kuuba Võsul reklaamnurgake, kinni makstud reklaam on praegu. Kinni makstud. Ülekande, ma panen sulle konto numbrist. Piisab 29 eurost, kui sealt läbi minna. Kus juures 22 tükki, 28, aga see on 1,6 liitrit. Jah. Te ju teate seda kontseptsiooni, ma ei taha propageerida siin, lapsed ka kuulavad ju. Seal, sa oled käinud selles väikses Kuubas või? Endine jalgpallur, kes mängis ju tegelikult ka Mikk Valtna mängis Kossu kõrgliigas ja jalgpalli kõrgliigas. Ta on vist üks väheseid, kes on seda teinud mõlemal. Ainus vist siiamaani. Ainus või? Ainus Eesti jalgpallur, kes on nii Kossu kui ainus Eesti korvpallur, kes on jalgpalli. Keegi on mingi teise spordialaga on ka äkki või? Kosse Võrk või? Kosse Võrk oli see ju Alari, mis ta oli, Alari Saar või? Okei, aga ja tema siis pärast eksirännakuid jalgpallurina ta sellisel moel läbi ei löönud ja siis ta hakkas äri tegema ja toitlustusäris, ta on Tartus 3 tilli ja see on ju ka jalgpalliga seotud, et on edukas, ütleme, alustas jalgpallurina, ta oli Tammeka 85 ja tänaseks päevaks on jõudnud sinna, et avab õiges kohas väga toreda koha. Ma hakkasin praegu mõtlema, kes jalgpalluritest võiks Kossu meistriliigast läbi lüüa ja esimene mõte oli Frank Liivak. Frank Liivak tuli Kossu trennist sellepärast ära, et ta oli kaelkangeks sinna üles vaatamisel. Ei no, ega ta isa otsese Reinkord. Väga nüüd pika peale. Reinkord ja Liivak. Reinkordil on pikkust ka. Reinkordil on pikkust ka. Ta on Kossu trennis ka natukene käinud, ütleme seal pikkusest mingisugused Henri Bergid ja asjad, kui terveks saavad, siis võiks... Ilmselt võiks... Lepistu on päris hea tegelikult. Lepistu vastu ma olen mänginud korduvalt. Lepistu on päris hea. Frollil on hea käsi, aga ta jääb väga lühikseks. Aga ütleme, väravahti mul üldse vali. Väravahid ei oska. Kossu, üldjuhul. Hüva. Kas paneme saate kinni või? Mulle väga meeldib tänane Rauli see süüde, et tal on kuidagi, ma juba pool tundi ootan, et kas ta nüüd paneb kinni või. Aga sa oled täna kuidagi väga lahkes meeleolus. Hüva, teeme siis praegu selle asja ära pikk ette. Eriline nädal on ees ootamas. 327 episood järjekord numbriga oli teie ees. Tagasi oleme reedel, nagu öeldud sai. Pärast valimisi siis teeme saate kohe ära, enne kui see jaaninädal peale tuleb ja me kuskil nädala pärast peaksime sellest rääkima, eks ju. Nii et ootame põnevusega, mida toob meile neljapäev, teisipäeval, kolmapäeval siis ka ju jalgpalli jagub, sellepärast et teisipäeval juba algab ju Premier League voor ühe mänguga, enne seda veel on need Euroopa loosid. Kolmapäeval on Premier League'ist vist 4 mängu kavas. Ja nädalavahetusel tulevad juba uued peale. Nädalavahetusel tulevad uued peale ja neljapäeval on siis suur valimispäev, nii et suur nädal jalgpallis, püsige sokkernet.ee lainel. Kõik head!